algab Eesti korvpalli kõige aktuaalsemate teemade analüüs. Väljakule tulevad mängumehed. Podcasti hoiab suures mängus Unibet TV, kust saad aastas vaadata 100 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängumeestelt mängumeestele. Tere taas, head korvpallisõbrad! Soovime kõikidele meeleolukat vana aasta lõppu, kui hakkame vaikselt aastanumbrit 2022 siin Unibeti spordibaaris kokku tõmbama. Mängumeeste korvpallipodcast vahetult enne aastanumbri vahetust toob teieni tavapärase aastalõpu saate, kui oleme kolmekesi siia kokku tulnud, et vaadata otsa selle aastanumbri kõige olulisematele sündmustele, seda siis nii kodukamaral kui ka mujal maailmas. Ja tänases edetabelis saavad siis fikseeritud just nimelt meie kolme jaoks 15 selle aastanumbri kõige olulisemat sündmust ja otse loomulikult suurem rõhk läheb ikkagi Eesti korvpallis toimunule. Korvpallisaate trio tavapärases koosseisus, rõõm tervitada siin juba koduseks saanud Unibeti spordibaaris lugupeetud kolleege. Tere! Tervist! Aasta 2022 ja korvpall, mis esimesena mehed pähe turgatab? Oli eelmine aasta Euroliiga koduses liigas uus meister, nii et päris palju asju. Ja ega väga palju lisada ei olegi, eks need... Maakonnaliiga. Ei, need on seal topist taga pool, et siin on ikka... Esiliigast välja kukkumine. Ja vigade parandusega. Eks siin need põhisõnad on ikkagi Atamanni möllamine kevadest, Kalev Cramo fiasko ja siis EM. Et eks ta niimoodi läks meil. Aga mehed jõulupühade rütmis, vana aasta vaimus, jõulud teevad inimesed härdaks, nii et mul on teilegi midagi. Kõigepealt siis korvpalliliidu poolt tuli midagi. Ise küpsetasid. Nii et meid on ikkagi meeles peetud. Me oleme midagi ka sellel aastanumbril õigesti teinud. Rahu, rõõmu, armastust. Ja need on need piparkogid, mis ma üldkogul ka sain juba, aga no pole hullu. Aga ilus pakk vähemalt. Ja need jäid mul tribu autosse. Ja andmise rõõm on ikkagi sama hea kui võtmise rõõm. Nii et korvpalliliidu poolt, aga mul on ikkagi teile ka midagi, teie mulle muidugi midagi ei toonud, aga mul on ikkagi teile ka väiksed kingitused. Et ma ei tea, kas see nüüd on lahjem või tummisem kui korvpalliliidu poolt pakutud, aga väike meenutus siis, sest meil ka ikkagi kolmas hooaeg on ikkagi käimas, et päris 2.50 ei ole. Tunnet ära ennast? Ei, aga mul on ikkagi küsimus, et miks te nagu spordimehed näete mõlemale käepael peale, et ma olen... No seda peab küsima... Sul on käed taskus selle pärast. Seda peab küsima Karmo Ruusmalt, kes selle pildi joonistas, aga ma ütleks, et päris hästi tuli välja. Et teades Karmo varasemaid joonistusi, siis mees on olnud ülesannete kõrgusel. Karmo on ikkagi väga hea pildi teinud, et ainukene spordimees, kes siin välja paistab jalalihast järgi on ikkagi mina, ütleme nii, et pea muidugi sama suur kui kõht mul, aga päris hästi. No läheb kodus Lääne-Virumaal kuskil Auväärsel kohal. No ikka kindlasti panen kuskile sinna pulmapildi kõrvale. Vaatame, kaua seisab, kumb kaua üleval on, kas meie saade või abielu, eks. Aga mehed, teie aastanumbrist rääkides, isiklikus vallas, Priit, sa said esiliigasse. Krista, sa olid peaaegu esiliigast välja kukkumas. Mis asja peaaegu? Põhimõtteliselt kukkusin ka inimesed hästi abikäena. Kohe vaatasid rotu satsi ka, paid jooksul. Aga ei, eks mis on ikka, üks sama ratas käib ja proovime ju seda kossu asja siin ajada nii hästi, kui me oskame ja nii suur südamega, kui me oskame. Kui kellegile korda läheb, järelikult ikkagi vist läheb, et kui me veel ikka istume siin iga aasta seda aastalõpu saadet teeme, et nagu inimesed tahavad elada 100, et siis me vist 100 oleme ära oma saatega vähemalt, eks. Aga kui me seda pingerida kokku hakkasime panema, siis tegelikult ikkagi suhteliselt selline appukurgi aasta, et okei, me olime EM-il, oli ka selliseid suuri sündmusi, aga samas, kui me nagu üldises plaanis võtame, ja me oleme neid aastalõpu saateid nüüd juba ka teinud, see on eks kolmas, et tegelikult neid sündmusi nüüd väga palju ka ei olnud. Ei olnud jah, päris pidi isegi vaeva nägema ja eks me kedagi kindlasti magasime maha ja midagi, aga põhimõtteliselt ma arvan, et enam-vähem sai kõik paika, aga oleks võinud rohkem olla huvitavad asju, mis nagu meiega seoses. Aga võib-olla need tulevad alles. No eks siin jah, kuidagi nagu, ütleme nagu see Eestikate finaal, ütleme siin üllatusi täis, aga tasemelt ju ta oli ikkagi päris kehva ja ma mõtlen just see, et Kalev Cramo välja kukkus ja Tartu ja Pärnu see finaal ja Ja siis see EM nagu jättis ka kahetsed muljed, nagu ootused olid nagu suuremad,
kuigi reaalsus oli siuke nagu ta oli, aga eks me selleni jõuame. Aga nüüd siis ongi aeg ette võtta aastanumbri 2022 korvpallisündmuste top 15 pingerida. Koht number 15 ja Tanel Sokk, mehed, 37-aastaselt riputas ketsid varna, viimane mängukoht siis Tallinna Tehnikaülikool ja ma ausalt öeldes ütleks, et see toimus ikkagi kaunikesti radari alt, arvestades, et Tanel mängis küll kogu oma karjääri vaid Eesti pinnal, aga tegelikult tegi ju ikkagi väga ilusat 20 aastat. No 20 aastat on ikka väga märgiline aeg ja no vot, see on nüüd jälle see küsimus, et kes seda peaks siis nagu korraldama ja kus seda peaks tegema, et eks meil ole neid mängijaid nagu enne ka ära lõpetanud, aga Tanelil tõesti on ju ikkagi neid numbrid ka, mida ette näidata, et kui sul seal on valmis pandud, et päris muljetavaldavad numbrid tegelikult ikkagi. No tegelikult vist koondise aknas Tanelit rahvuskoondise mängul ka vist meeles peeti, aga ma mõtlen just selge ajakirjanduse mõttes, Kirista, see on tegelikult ikkagi täielikult. Mees kadus ära ja jäigi. Täiesti nagu, arvestades, et mees ikkagi nagu Priit ütles, 7-kordne Eesti meister, 2 korda finaalide kõige väärtuslikum mängija, 127 mängu rahvuskoondises, see on hetkel siis läbi aegade 10. tulemus ja aitas ju koondist küll üsna marginaalses rollis ka Riia EM-il. No vaata, selle juures ongi nagu see, nagu mulle kunagi öeldi, et nii kaua, kuni sa mängid ja tipus oled, et siis sa oled kunn ja nii kui sa lõpetad, siis ei tunne sind keegi. Et praegust jääb ka siuke mulje, nagu, et ajakirjandusel ja kellelgi mingit huvi ei ole näiteks, millega ta tegeleb, mis ta üldse teeb ja eks see minu arust nagu üldse selles nagu lõpetajate juures, siin Talts lõpetas, tehti mingi spordidirektoriks ja hakkasid järsku spordidirektor tulema, ütleme, Kreks oli siin spordidirektor, Talt tekkis, eks ole, aga kuidagi korvpalli juures ju tegelikult neid inimesi ei suudeta hoida või ei ole neil nagu mingit siukest pakkumist või motivatsiooni, aga ma ka ei tea, võib-olla keegi on teinud talle, et ma tean, et mingi aeg ta tahtis Nordi selleks spordihoone, kui see maha müüdi seal mingiks direktoriks saada seal, aga see nagu ei õnnestunud, aga et nagu see oleks küll kurb, kui siukse karjääri ja edukusega ja ma arvan, et tal on edasi anda noortele küll, et kui me siin vaatame, pärast jõuame ühe punktini siin noorte koondiste juures, siis see oleks see mees, kellel ju kogemust on. No me kõik tunneme Tanelit päris hästi ja Tanel on ju tegelikult olnud ju ka noortetreener toonases Tiit Soku korvpallikoolis, on tegelikult selle tööga tegelenud ja tegu on väga intelligentse inimesega, ma ütleks, ja inimesega, kes suudab korvpalli tegelikult ka väga hästi analüüsida, aga praegu siis mees hoopis minu hinnangul töötab finantsvallas, et kelle ülesanne siis on või et kas see on üldse, Priit, kellegi ülesanne selliseid mängijaid ikkagi hoida, sest et ma olen seda ka varem saadetes välja toonud, et jalgpall saab sellega ikkagi tükk maad paremini hakkama, et vähemalt nii-öelda pakkudagi sellele mängijale mingit väljundit, et kas ta selle vastu võtab, see on juba tema iseenda. No see on teine asi, aga tegelikult ikkagi keegi võiks see olla ja vaeva näha, et ega meil ju kõik mängid, kes lõpetavad, kõigist ju ei saa treenerid, eks ju. No jaa, aga mingi asja pulk ikka võiks saada. Aga midagi võiks ikka saada, et ega meil tõesti niisugused mehi palju pole, aga kui ta on leidnud mingi uu väljendi, tihtipeale juhtub muidugi see, et võib-olla teeb mingi aastase pausi näiteks ja siis tuleb isu tagasi. Et eks see 20 aastat kogu aeg seal sees olla ja vahepeal veel treener olnud ja see on ikka päris pikk aeg tegelikult ja võib-olla väsib sellest ära, ei taha saalis käia ja kõik niisugused asjad, aga selliste meeste nimel tasuks vaeva näha, et ta ikkagi oleks korvpalli juures. No vaata, jalgpall on selles mõttes nagu halb võrdlus, et jalgpallist tehakse lepinguid 3, 4, 5 aastat, sa oled ühe klubiga nii kaua seotud, eks. Aga Tanel on mänginud siin, tegelikult Kalev Cramos ju mängis ju aastaid mängis Kalev Cramos, et kui me oleme siin ennem ka rääkinud, et võib-olla Kalev Cramol oleks vaja siukest nagu kontorisse siukest jõudu, nagu kes nagu korvpalli ka veel rohkem jagaks, nagu, et siis see võib-olla oleks see koht, et aga üldiselt ju käid ja vahetad klubisi kogu aeg ja mingid tuttavad nagu nii kõigil Eestis, aga keegi nagu mingit väljundit võib-olla jääb raha, võib-olla jalkas lihtsalt rohkem raha. No nagu ma mainisin, 20 aastat Tanel mängis profikorvpalli sisuliselt, kui alustas 2002. aastal, siis toonase Nüübiti ridades, isa Tiidu käe all. Välismaale ta ei läinud. Minu teada tal oli juba gümnaasiumis pakkumine Saksamaa kõrgliigaklubist Bamberg. Lisaks on läbi käinud ka Ventspilsi nimi. Kui Tanel nüüd oleks selle käigu ära teinud, kui isa Tiit ei oleks öelnud, et Tanel kool on vaja ära lõpetada korralikult seal Mustamäe gümnaasiumis, siis spekuleerime. See spekuleerimine on alati tänamatu tööd. Kuhu Taneli oskuste pagasi juhul tegelikult oleks võinud välja jõuda? No ega me seda teada ei saa, aga vaata, me oleme rääkinud, et Cramo nagu see, kõik tahavad, kes tahavad Cramosse saada, eks, et see on nagu ka mingisugune tippväljend ja ega Tanel sattus ju Cramosse niisugustel aegadel, kus see Cramo ikkagi oli ka
täitsa nagu tipus ja sul ei olegi nagu võib-olla sealt välismaalt seda nii asjalikku pakkumist nagu ei tule, et ja kui sa kogu aeg jääd nagu kõhklema ja ei lähe seda esimest sammu tegema, siis oledki siin nagu Graamos põhimõtteliselt nagu tipus, siis läks Tartusse, oli enam-vähem, et nagu väga kindel värk, et eks Tanel armastab ka niisugust kindlust ja võib-olla sellepärast jäi samm tegemata, et ega me ei tea, aga seda sammu ei tulnud ja mis me ikka oskame öelda. No sinu käe all on ta mänginud, kuidas sa teda mängijana tagasivaatavalt iseloomustaksid? No ega selliseid mehi, kes nii hästi nagu ütleme, toimetavad on ka vähe olnud, et temaga ei olnud küll mitte ühtegi muret, et mingil perioodil oli, Tartus oli kevadeti, kus teda pidi tagasi hoidma, et ta ei treeniks liiga palju ja reguleerima ja ega ta sellest väga hästi ei tahtnud nagu vahepeal kuulata, et ta peab vähe tagasi võtma, aga mingitel hetkedel lihtsalt aeg ja need staaž hakkas juba nii suureks saama, et ei olnud mõtet nagu üle rapsida, aga ei, kõik väga tipp-topp, et ainult au ja kiitus. Aga see fenomen, Kristo, temaga ikkagi käis aasta-aastalt kaasas, et oli see põhiturniir milline tahes, aga kõigil oli teada, sarnaselt tegelikult ma tooks teise Taneliga, Tanel Teiniga võrdlus, et kevadel need mehed olid alati ikkagi oma parimas mahlas. No jah, võib-olla ta sealt teiselt Tanelilt oli õppinud seda, et võib-olla oli temal mingi ütleme siis iidol. Ei, võib-olla iidol või midagi, et ta sai ka aru, et kevadiste mängude järgi makstakse järgmise aasta lepinguid, nagu, et siis suutis kokku võtta, aga see on ju juba mingi muster ette võtta, aga kui siin veel noorte korvpallist rääkida, ta on ju minu aasta poiss, me mängisime ühes koondises ka ju siin U18, U20 ja mootor oli ikka mehel ikka jõhker, et ma enda arust olin ka päris heas vormis Erkma käel seal teinud, aga see mees ikka jooksis kõik asjad ikka seal jooksuradadel ikka kõik mehed sellili maha, et teil oli üldse hea aastakäigu tagaliin, kes seal veel olid? Torbek ja mina ja Roos ja Riis ja seal oli ju siis aasta vanemad Reinar, Asko Paade ja kes seal meil juures oli, me panime päris okei, ägedalt manime, aga ma arvan, et tal pigem oli see mugavustsoon, ma arvan midagi, et ta seda sammu ei teinud algus. Kohe, eks isa nimi ka maksis, et kohe tulid head pakkumised siit Eestist ja võib-olla lõpuks, kui see vanuse number juba üle hakkas 30 lähenema, siis ju tuli laps ja asjad ja perekond ja siis jäigi see võib-olla soikus ja välismaale minemine. Aga läheme siit edasi. Koht number 14. Karikad mehed mängiti sel aastal esmakordselt välja Ida-Virumaal Narvas. Meeste meistriks Petse-Kalev Cramo, naistes võidutses teist aastat järjest TalTech Nordeid. Asi sujus ikkagi väikeste viperustega, kui finaalis seal lausa korra generaator üles ütles ja vaatajad jäid pildita või kuidas te selle ürituse, mis tegelikult ju alles äsja toimus, kokku võtaksite? No üritus oli selline, et ikkagi üritati teha, ütleme, head asja, aga vaata, kui me käime maailmas ringi 3-3-ga näiteks, ütleme, siis me näeme ka neid maid, kus osatakse korraldada ja kus ei osata korraldada ja see vahe tuleb sellest, et kas on korvpallilinn või ei ole korvpallilinn, eks ju, et kas on niisuguseid asju varem olnud või ei ole olnud. Selles linnas torkas see kohe silma, et varem pole ikkagi niisugust asja nagu olnud ja kui lõpuks diisel ka otsa saab, siis see näitab, et ikka pikk maa veel minna, aga ürituse mõttes, et vähemalt see, et üritati kuskil mujal teha, on nagu ka nii ja naa, ütleme, hea jalg käib alati käsikäes, et uus koht küll, aga rahvast nagu see ei kõnetanud. Ma ei tea, minu jaoks ikkagi jäi päris külm tunne ja sisse. Igas mõttes? Ma mõtlengi igas mõttes, et see saal oli külm esiteks ja nagu seda karikaga tavaliselt tekib mingi emotsioon, ütleme, et siin 2 aastat tagasi, eelmine aasta, ütleme, Tartus on ju korralik emotsioon ikkagi ja see finaalmäng ja rahvas ja kõik ja nagu endal ka nagu kommenteerides ja olles seal nagu tuleb siuke mõnus tunne sisse. Enne seda oli Rakverseks või oli jah, siis kui Pärnu sai Rakvere käest tappa, eks ole, jälle mingi siuke nagu suur minemine. Praegast oli täpselt siuke tunne, et seal külmas saalis lihtsalt tuimalt nagu, TalTech küll tegi selles mängus mängu, aga ütleme, see Viimsi oli nagu suhteliselt lahja ja Tartu ka seal midagi puterdas 3. koha mängus, aga tegelikult nagu siukest nagu kõik oli nagu ette teada põhimõtteliselt, et ma ei tea, mul ei tekib mingid emotsiooni ja kuskil, kui sul ikka 150 inimest vaatab mängu, nagu jama ikka, mis asja? No jah, tegelikult peaks olema see ju ikkagi nagu tähtpäev, ütleme, või nagu pidupäev. No rahvale eelkõige ikkagi. Aga just, et kui see saal on külm ja inimesi ei ole ja mängitakse mingit 3. koha mängu, mis mitte midagi ei anna, siis see ei ole nagu ikkagi pidupäev, et see on mingisugune, ma ei tea, mis asi.
okei, ma saan aru, kõik see jalka ja kõik asjad toovad selle kokku, aga nagu ma arvan, et ilma selle jalkata ka ei oleks seal mitte midagi suurt muutunud, sest see oli ikkagi Narva, mitte mul Narva vastu midagi oleks, aga ma mõtlen, see on ikkagi see, et seal ei ole seda kultuuri, seal ei ole seda kultuuri ja ma ei tea, korvpalliliit ju kuidagigi minu arust nagu ei propageerinud ka, ma ei tea, oleks saanud neid Narva koole kohale või mida iganes nagu tasuta või mida iganes, selles mõttes, et kuidagi alati üks asi on see pileti hind, aga põhieesmärk peaks olema ikkagi nii, et see rahvas sinna saali tuleks, olgu see mängutase, kuidas ta on, aga et see nagu oleks ikkagi üritus, selles mõttes ürituse moodi. No jätame selle Narva sinna paika, vaatame tulevikku. No ilmselt oleme ikkagi päris pahased, kui alustame ka järgmist korvpallipodcasti hooaega ja räägime endiselt sama juttu, pean silmas just seda karikasüsteemi, et nüüd on küll viimane aeg see ikkagi ära muuta, sest et see hooaeg näitas ikkagi ära, et see esiliiga, teise liiga koos mängimine, esiliiga klubid loobuvad, tugevamad klubid ei saa sealt mitte midagi, need mängud on risti jalus, pean silmas eelkõige Kalev Cramo, kes mängib ka siin tähtsat eurosarja, ehk siis nüüd on küll viimane hetk see karikas kahe hooaja vahel, see karikasüsteem ära reformida. No jah, ega kuhu sa enam edasi lükkad, et või siis ärme üldse mängi. Või siis üldse, tegelikult on ju klubidel võimalus praegu, et nad ei osale lihtsalt, et mina oleks küll mõnest sarjast nõus mitte loobuma sellepärast, et karikas on jalus, et tegelikult me näeme ise siin, et kuidas Cramo oli hädas nende mängude paigutamisega. Endal on euromängud tähtsad ees, siis pead mängima mingi suvalise mängu, eks ja seal võib-olla isegi oli hea, et mõned esiliiga võistkonnad loobusid, aga miks sa siis üldse osaled, kui sa loobud, et need vahed on lihtsalt nii suured, et ega me peame ikkagi jõudma kuskile mingi süsteemini sellisena, et meil oleks regulaarne põhiturniir, kus me saame mingiks kuupäevaks teatud arvu mänge mängitud kõik võrdselt, mitte nii, et meil on 1. detsembriks näiteks Cramol seal 10 mängu mängitud ja kellelgi on juba 16 mängu mängitud, et teised maad saavad seda tehtud, miks me ei saa. Et kuskilt sealt peaks tulema ikkagi see järjestus välja, kes sinna Final Fouri saavad. Ja kolmanda koha mängud on muidugi omaette ooper, et sellist asja annab välja mõelda. Kristo, sina oled ikkagi meie esinumber jätkuvalt. Paku siis nüüd välja, milline see karikasüsteem järgmisel hooajal olema peaks? Mis sind kõige rohkem erutaks, milline süsteem? Mind isiklikult kõige rohkem erutaks selline süsteem, et kui me seda Eesti-Läti liigat paneme, siis davai, mängime ära jõuludeni või jaanuarini esimese ringi, top 8, teeme 4-päevase turniiri, vahet ei ole, lepime kokku 2-aastane projekt, esimene aasta Tallinnas, teine aasta Riias, või ta ei pea Tallinnas olema, võib-olla, ma ei tea, Tartus, ma ei tea, Rakveres või kus mingi rahvast vaatab. Ja paneme Eesti-Läti liiga karika ja väike karikas siis panevad ülejäänud esiliigad ja ma ei tea, kui seal mõni võistkond kohe tunneb, et ta nagu nii ei jõua, ma ei tea, Tarvas näiteks tahab mängida väikest karikat, las mängib. Ma arvan, et esiliiga vendadel on ka Tarvaga nagu mõistlik mängida, et see peaks olema nagu mingi nagu see, mis nagu ühendaks nii seda Eesti kui Läti liigat, et see ju tegelikult ka, ma ei tea, kas see karikas midagi annab, kui me paneme need 8 võistkonda siin mängima, lõpptulemus on ikka teada, selles mõttes on ikka teada. Lätlastega oleks intrigeerivam. Ma arvan küll, selles mõttes, et ma arvan, et see ju, ega see Läti karikas on samasugune hapukurk ju. Põhimõtteliselt. Ega VEF käib seal ju kõigist üle. Neil on ju sats veel vähem. Ja mis nad selle 6 satsiga mängivad on ja või palju on 8 pärast. Ja tegelikult mina arvan, et see väike karikas oleks ka täitsa huvitav vaadata. Ja väike karikas kindlasti, kui meil praegast ju, ütleme siin esiliiga võistkonnad võtta, ma ei tea, näiteks Rae Kosmar on keskmine 250 inimest mängul, Tartu Rockil teises liigas käib, Kadrinal käib, et see oleks jälle mingi teistmoodi pidu, et sa saad ju töösklassile ka normaalse ürituse korraldada, Nemad ei oota mingeid rahasi või asju ja eks need klubid ka siis nagu pingutavad rohkem, et ma ei tea, kui on vaja, siis maksame need ööbimised asjad, et see oleks nagu äge, Et näiteks, ma ei tea, eriti kihvt oleks mängida näiteks väikest karikat niimoodi, et Eesti-Läti liiga mängib ära, see oma selle Final Fouri on, aga finaal toimub mingi päev aega enne seda tähtsat teist finaali, Et saab nagu Premier esi siis, kas siis Riiga või kuhu iganes seda mängitakse, et see nagu tunduks minu jaoks nagu loogiline, aga ma ei tea ju, eks see kõik taandub rahasse, Et Kaamos ju praegast tuli nagu appi ja me ikkagi jõudsime kuhugi maale. Jaa, aga eks ma korra siin segan, et ega see Kaamosele ka ei meeldinud, ma arvan see, et seal mingid esiliiga teisele klubid annavad loobumisvõite, et ega see sponsorile ka ju head mainet ei paku. Ei lõpuks ikka oodatakse seda, et sa tahad kvaliteetset toodet ikkagi ju, mida sa nii-öelda siis turundad. Lõpuks oodatakse ikka seda, et jõuavad nagu meistriga võistkond, mille kokku jõuavad, tuleb mingit särtsu. Eelmäng on siuke nagu täitsa mõttetu, selles mõttes,
ma ei tunne ka praegust näiteks, et me Kadrina Karudega midagi suurepärast oleks teinud, et me seal Tallinna Kalevile ära tegime. See ongi jumala okei, kui nad ei oska mängida või ei taha mängida. Siis tulevad paha tujuga peale, siis meil ei ole midagi kaotada. Siis vahest juhtuvad siuksed asjad. Aga ma ütlen, et siin peaks ikkagi olema nagu seda sportlikku värki ikka, et tuleb sul võib-olla mingi 300 Riiast või Lätist mingid fänni ja siuke nagu äge. Aga võtame siia mehed küsimuse vahele, siin on mõned head kuulaja küsimused ka tulnud ja hea on neid siia teemadesse siduda. Kalev Cramo siis võidab selle finaali Viimsi Sportlandi vastu ja Heiki küsib, kes teie arvates teistest Eesti klubidest, võib olla nii eestlane kui välismaalane, võiks olla see mängija seniste mängude põhjal sel hooajal, kes oma oskuste poolest võiks olla praegusel hetkel Cramo koosseisus, arvestades klausliga, et ta annab midagi juba praegusele tiimile juurde. On, Priit, Eesti klubide hulgas sellist mängijat sinu hinnangul võtta? No ikka on, aga Cramol need ju tagamängijaga nädad, eks ju, et Harris võiks ju vabalt seal traageldada ja Arvad, et saaks hakkama? Ma arvan küll, et saaks. Meil ei ole sellist ühtegi mängijat välja pakkuda, kes oleks nüüd, ütleme, A ja O näiteks, aga siuke enam kellegile võrdne, et kas ta nüüd sellest Chapmanist või Chapman, kumb see tuli, kas ta sellest nüüd oleks halvem või? Ma arvan, et ei oleks halvem, et ta oleks pigem teravam ja muudaks seda mängu hoopis teistsuguseks, et see oleks minu arust väga väärt täiendus. Võtame nüüd Kalevi näiteks seal muud liinid, ütleme, ega Pärnust ju Valge ja Kirves näiteks sobiksid minu arust väga hästi sinna kombodeks, kui me teame, et praegu näiteks Raimo ju väga mängida ei saa, eks ju, on istunud siin mitu kuud tegelikult, et siis need võiksid ju rahulikult ära katta ja tsentritega neil muresid, et näiteks Keila Orvaat võiks ju olla rahulikult esinumber täiesti ilma küsimärgideta, et ja Pavelka Tartust annaks kindlasti midagi juurde, et kui vaadata nagu liinide kaupa, siis igale poole annaks midagi asendada, aga kas see kõik nagu toimiks? Kui sa peaks ühe mehe valima, kelle sa paneksid sinna? Kui sa ise oleksid praegu Cramo treener, sul on variant üks mees võtta kogu liiga peale Eesti klubidest, kelle sa valiksid? Ma võtaksin selle Keila Orvaadi, selle tsentri. Krista? Sest kui mängud lähevad ikka tihedamaks edasi, siis me oleme näinud, kuidas raskeks läheb, kui näiteks ka seal samas Narvas ju kukkus ju see Meieres välja ja siis ei olnud väga hea seis. Ütleme nii, et ega need nimed vist üldjoontes väga palju juurde lisada pole siin neid kutte, keda nagu panna. Ma ise ma ütlen ära, et lisaks Priidu Radunitsile ma panin ka Tartu Vojnalovitši siia, aga Cramol ütleme 4 peal väga ei põleta. Aga ta kindlasti annaks käigu juurde, aga jah, ma tooks ka Radunitsi, et ainult võib-olla selle mehe kaitsemäng, aga ma arvan, et Meiersi back-upina ta oleks täitsa okei. Jah, võib-olla see Radunits jälle rünnaku läheb asja teravamaks vaata, et Meiers on niisugune kindel lukk, teeb oma asjad ära, nagu ka nägime Narvas, et pani ka Pavelka ju korralikult paika, eks on, et mängu mõttes muuta ja ega siin kui siis ütleme Raimo ja Kirves ära vahetada. Ja tegelikult Cramo ju ka Kirvest nillis. Lausa tehti suvelisega ametlik pakkumine. Jah, aga praegust jäi nii on ju. Aga ütleme see Raimo plussiks ütleme nüüd viimase 3 nädala jooksul, ütleme 2 nädalat alates sellest Narvast ja selle nädalal olnud 2 liigamängu, super hästi tegelikult ju mänginud ja tundub, et trenni teeb ta isuga, ta on päris heas füüsilises vormis ja eks Inna Lipik, eks see Rannula tahab ka igasugused mängijad siin koos Brett Nõmme ja Rainbokiga, aga eks see Ind ju määrab ja ma arvan, et neil nagu, kui siin vaadata neid liigade kaupa, et nad osalevad, üks liiga sai läbi nüüd karikas on ja neil on Eibel, neil on Eurosari, mis on Põhja-Euroopa liiga ühesõnaga on Eurosari, Eesti-Läti liiga, 3 liigat on päris palju ikkagi ja päris õhuke on see koosseis, kui eriti kui mingid vigastused ka juurde tulevad. Nüüd veel Ugo Toom ka natukene jalaga õige ja vaatame. Aga paneme siit edasi, koht number 13, rahvuskoondise peatreeneri soomlase Jukka Toijala lepingut pikendati siis 2026. aasta veebruarini, ehk siis järgmise tsükli lõpuni. Me oleme seda teemat ka oma varasemates saadetes lahanud. Tundub selles suhtes õige otsus, et ega korvpalliliidul siin muud väga üle jäänud, avalikkuse surve oli tegelikult, ma ütleks, päris suur. Jukka on siin Eestis korvpalliringkondades päris armastatud. Ta on teinud ka head tööd, ehk siis kõik läks, võib vist öelda, loogilist radapidi. No kindlasti jah, et ega siin väga nagu ei ole nagu midagi vastu vaielda,
et noh, siin kirjas on küll kogu aeg, et ta on rahvuskoondise peatreener, aga tegelikult me teame, et ta teeb ju laiemat tööd nii noortega kui ütleme täiskasvanutega ja vaatab neid asju ja Audentese projekt on, eks ju, ka osaliselt tema nii-öelda nagu huviorbiidis või tööülesannetes. Et selles mõttes tõesti, et noh, mees oli 4 päeva Narvas kohal, täiega vaatas kõik asjad ära, arutab, räägib kaasa, jagab infot, et noh, ja eks see laiem plaan oli ikkagi ju see, et noh, Milanos saadi ära käia ja see eesmärk sai täidetud ja uued eesmärgid on püstitatud ja talle ta ütles, et talle suured eesmärgid sobivad, nii et ta saab edasi minna, aga noh, oleks võinud võib-olla ka ikkagi teisi kaaluda, aga no ega vaata, kuidagi ei ole nagu meile tutvustatud laiale üldsusele, et mis alustel või miks pärast tema just nagu ütleme pandid lihtsalt sellepärast, et ta juba oli, on ka nagu naljakas väljend, et noh, aga ju siis alaliit, kes seda korraldab, on rahul sellega, nii et ega meil ei ole siin nagu midagi muud öelda. Selles mõttes, et see oleks võinud natuke nagu läbipaistvam olla, et mul ei ole Jukka vastu midagi, Jukka jumala tore mees ja me saame jumala hästi tega läbi, aga kas üldse mingid kandidaat jälle, et oleks tahtnud seda teada nagu lihtsalt korvpalliüldsus, et kas üldse kedagi kaaluti? No president Sarapuu ju siin mingis intervjuus ütles, et ei olnud, et ei kaalutud, et mindi kindlalt praegu Jukka peale ja kui ta oleks öelnud ei või kui ei oleks saadud kokkuleppe, siis oleks alles saadud. Me jõuame siin noortekoondistega ka sama teema juurde, et noh, kui sa ikkagi Eesti korvpallikoondise peatreeneriks paned kedagi, siis peaks ikka mingi konkurss olema. Konkurss oli, kui Jukka tuli. Ja nüüd enam ei tehtud? No jäädi tööga rahule, lepingut pikendati. Tal oli juba klausel sees, jah? Ei, seda ma ei tea. Ma lihtsalt üritan argumenteerida. Aga kui ma nagu mõtlen Jukka Toiala peale, siis ega mina muud varianti ei näinud, et kui oleks tahtnud vahetada, siis oleks see minu jaoks olnud ainuke variant Rannulale anda võimalus. Et Rannul on head tööd teinud siin viimased aastad ja praegust on ju ka koondise juures, eks tema osa on ka mingi suur. Et kui oleks plaanis olnud vahetada, siis ma ei oleks näinud, et mingi uue välismaalase oleks pidanud tooma siia, sest et Jukka tõesti teeb kiiduväärset tööd ja ta on kogu aeg kohal, nii palju kui mina saalis olen käinud ja alati ta on nõus nagu rääkima ja arutama ja selles mõttes mulle Jukka meeldib. Loodame, et tulevad võiduka järgi. Ja mis toob minu meelest selle positiivse kuvandi veel esile on see, et nagu Priit mainis, 4 päeva olime taga seal koos Narvas, eks mees elab seal meiega koos üsna sellises sovjeti hotellis, eks räägib seal kõigiga juttu, ei ole nii, et on kuskil seal VIP-sektoris lips ees ja kellega rääkida ei taha, et ma ei taha öelda rahvamees, see on niisugune negatiivse kuvandiga sõna, aga tegelikult selline selles suhtes avatud inimene täpselt, et ta tuleb, räägib Krista Saagega, eks ta läheb, räägib seal mõne ajakirjanikuga, et selline hea suhtlus, eks see on ka tema töö osa ja see on ka selle positiivse kuvandi loomine, aga tegelikult see ongi üks asja nii-öelda suurtest tuumadest. No juba kas see, et kui hästi ta tegelikult on eesti keele ära õppinud, eks ju. Et nägi vaeva, käis koolitustel, suhtleb, nagu laulus öeldakse, täitsa vabalt. Ja väga vabalt, et me ju õhtul istusime korra ka ja rääksime pikad laiad jutud maha ja noh, ma ütlen, mulle nagu selles mõttes, et ta meeldib, et see võib jätta nagu kahelise mulje, nagu, et ta käib ja poosetab kuskil siin ja seal, on ju, et nagu, aga tegelikult tal on ju endal on kogu aeg visioon ja sisu, eks. Aga mingil hetkel ju lihtsalt tulevad piirid ette, et sul ei ole mängijaid, sul ei ole asju, sa võid mõelda, mis sa tahad teoorias, aga praktika on hoopis teine, noh, et no vaatame, ma südamest loodan, et tal nüüd selle uue lepingu pikendusega nüüd see jama ei tule, et see kotsar ära lõigatakse ja need kõik ameeriklased ja siis, kui materjali pole, siis kahjuks mingid mängud ikka nad kätte saab, aga ega ju tuleb ju öelda tegelikult, et ega me ju ei läinud Milanosse ka ju ideaalse koosseisuga, ikka jäi juba sealt ka keegi puudu, nii et see on elu üks osa, aga teades, kui palju ta nende meestega nagu suhtleb ikkagi siin, ütleme, järjepidevalt nagu, et siis tal on kõik momendid nagu kontrolli all ja ka ameeriklastega suhtleb palju, nii et noh, see tööpool on nagu okei, et kas nad nüüd taktikaliselt näiteks seal mänguplatsi peal teevad õiged ja valesid otsused, seal on ka teiste meeste roll nagu päris suur ja eks see on jälle omaette küsimus, aga üldmõttes, kuidas nagu ütleme, nagu sa ütlesid, et nagu peab olema niisugune manager, kes nagu juhib seda protsessi, et selles mõttes on nagu täitsa okei valik. Jah, et ma olen sellega täiesti nõus, et lõpuks ikkagi
spordis on oluline tulemus, et see, kui tore mees sa oled, see on nagu teisejärguline, aga tegelikult jällegi ei saa midagi nagu vastu vaielda. EM-ile pääseti 19. koht, eks MM-il teise ringi samuti valiksarjas, et okei, see võiduprotsent ei ole väga hea, aga samas mingid daatumid on nagu siin ära tehtud ja see keele teema, mis te välja tõite, see on ka minu meelest nagu me võtame juba natuke iseenesest mõistetavalt, et me räägime Jukka Toiale, aga üle laua räägime eesti keeles, eks. No see on ikka suur asi. Tegelikult see on nagu ikkagi väga suur asi. Ja väga lühikese ajaga, et selles mõttes, et nagu see näitabki, et hing ja süda on mehel õiges kohas, et ta tahab seda Eesti asja ja ta teeb, noh. Ja tegelikult tal oli siin variante ka teisi, kui siin tausta avada. Tegelikult Rumeenia kõrgliigast oli tal minu teada üsna kopsakas pakkumine, aga sinna ta lõpuks ikkagi ei läinud, vaid eelistas Eesti rahvuskoondist, aga samas jällegi tema jaoks on ka see kindlasti hea, et kui sa ikkagi oled korraliku rahvuskoondise eesotsas, no sa oled pildil. Sa oled vaieldamatult paremini pildil, kui sa oled, ütleme, Rumeenia mingi keskmiku eesotsas. No vaata pildile, nad said ju Itaalias väga korralikult ja ta ju näeb meie järelkasvu ja ju ta siis tunnetab, et sealt on veel seda materjali võtta, kellega veel tõusta, sest järgmiseks korraks eesmärgid tehti ju tükk maad suuremad. Et ju ta siis tunnetab seda, et sealt alt ikkagi on kedagi tulemas, kellega seda ülesannet nagu saab täita. See on minu arust nagu hea märk. Et lähed Rumeeniasse, teed ühe hooaja ära või pool hooaega. Võib-olla lastakse enam lahti jälle sama koha peal tagasi, eks ju, aga siin on nagu pikem visioon ja selles mõttes nagu asjad ühtivad päris hästi. Võib-olla Jukal oli ka eesmärk igale poole, kus läheb õpib keele, Rumeenia keele päris raske. No Rumeeniast on ju 2 aastat olnud ja ma temaga suhtlesin ka, et ta on seal päris heast kirjast, et ta just Steaua Bukarestiga jõudis ju 2 aastat järjest, jõudis ju finaali. Mõlemal korral vist küll kaotati, aga ta on seal üsna tunnustatud ja see klubi, kuhu ta nüüd ei läinud, sinna läks siis lätlane Ainas Pagatskis, nii et sisuliselt Pagatskis oli siis mees number 2, keda sinna kohale taheti palgata. Aga liigume jällegi edasi, koht number 12, TalTech Nordedi naiskond tuli siis esmakordselt kevadel Eesti meistriks, aga kurvad sõnumid on need, et liigas jätkab endiselt vaid 2 naiskonda, pean silmas siis Eesti, Läti, Leedu liigas. Tallinna Ülikool, kes selle finaali 0-3 TalTechile kaotas, nemad siis läksid esiliiga tasemele mängima ja Audense spordigümnaasium, kes siis möödunud aastal lõi kaasa naiste esiliigas, nemad siis tulid nii-öelda tagasi, nii et see seis ei ole oluliselt aastaga paremaks. Ei ole läinud jah, ja ega me oleme ühtepidi nagu selles mõttes kehvas seisus, et aastatepikkune tegemata töö hakkab nüüd vilja kandma. Et kui me vaatame nagu neid võistkondi, kes seal Narvaski mängisid, siis me näeme, et tegelikult siin paari aasta pärast, ma arvan, seis veel hullem. Et üks võistkond võistleb oma vahel, ma arvan, ei ole üldse mingi küsimus, sest kõik need, kes mängisid seal esiliiga võistkondades, need kõik on ju lõpetavad, ütleme, mängijad. Ja, et võib-olla liigas võistkondas 2-3 noort veel on, aga nendest juba võistkonda kokku ei pane. Ja no me siin eelmises saates rääkisime ka, me siin karika juures selles ei peatunud, TalTech naiskond tuli ju vaata karikavõitjaks kergelt ja kuidas on võimalik, et teine meistriga võistkond ei pannud välja võistkonda? No mismoodi on võimalik? Korvpalliliidu enda võistkond Audentes siis, korvpalliliitu rahastab seda, eks. Ja see ei pane karikale välja. Kuidas see on ja eriti veel olukorras, kus esmakordselt toodi ka naiste karika poolfinaalid sinna nädala lõpule. Varem on need mängitud, varem on naised finaal seal olnud. Ja nüüd siis korvpalliliidu oma naiskond Audense spordigümnaasiumi ei osale ja siis ühesõnaga see supp on veel lahjem ja siis mängitakse veel neid poolfinaale seal. Et see on tõesti, tundub selline ühelt poolt võtan, teiselt poolt annan. Aga 2 aastat on siis president Sarapuu olnud sloganiga äratada ellu naiste korvpall Eestis eesotsas. No on kuskile poole asi liikumas või me ikkagi sisuliselt peame ütlema, et sammud on juba varem valesti tehtud ja 2 aasta pealt ei saa veel mitte midagi siin öelda. Oi, ma siin läheb ikka rohkem aega. Ma ütlen miinimum 5-10. Ma ütlen, me läheme veel hullemasse seisu. Aga näete, et mingid protsessid vähemalt kõrvalt käivad? Ei tea, ei ole väga tutvustatud. Ise ei ole küll väga korvpalli kauge inimene, aga ega midagi väga nüüd teada ei ole saanud, et mis nagu toimus. No mina käisin EKL üldkogul, mis siin mingi 15 detsember toimus, et Tributsov võttis mu kaasa ja seal ka pandi vägevaid naiste korvpalliklippe ja asju ja näidati, kuidas ennem naiste koondise mängu mäletab, mis me Tartus käisime kommenteerimas, et seal ju korraldati mingi tüdrukute võistlused enne seda ja see oli sellest video tehtud, kuidas, ma ei tea, mingi 100-150 tüdrukut jooksis palliga ringi, eks ole, aga see on ühekordne projekt, selles mõttes nad muidugi rääksid seal, et tahaks neid rohkem teha aga meil on vaja ikkagi klubisi, kes hakkaks tüdrukutega tegelema,
kes hakkaks nagu reaalselt teeks tüdrukute võistkonda, no ma ei tea, kas või Lääne-Virumaal ühe näiteks tüdrukute võistkonnana. No meil näiteks Kadrina Kardus praegust üks tüdruk käib U14 poistega trennis, noh. Aga see on üks tüdruk, noh. Tal ei olegi väljundit. Kas siis ei leia maakonna peale 12 tükki, see on mingi suur ühispingutus, mille siis peaks nagu korvpalliliit minu silmis nagu maakonnitis nagu toetama või et keegi selle võtaks ette, et siis kuidagi saaks transportida kas või see 12 tüdrukut ühtena. Et see on päris raske, noh, vanasti oli see on ikka suure projekt, see nii vanasti oli ju Parksepas väga kõva tüdrukute värk, minu arust enam ei tee see nii ei käi, et müüd lause ja kõik hakkab toimima. Kas mingi lahendus võiks olla see, et võtta tugevad treenerid, kas või mingis mõttes tõmmata nad poiste pealt ära ja maksta mingid treenerid piltlikult öeldes üle, et nad hakkaksid tegema tüdrukute korvpalliga. Et sealt tuleks mingi kvaliteet. Aga esiteks on jah tüdrukuid vaja, teiseks on see, et mis selle asja mõte nagu on, et ega elu on näidanud, et kui sa osasid asju hakkad jõuga ellu viima, siis nad lõpevad mingil hetkel nii ära. Ütleme jah, mis nende tüdrukute motivatsioon või nende treenerite motivatsioon on, kui meil on üks meistriliiga võistkond. Ma ei tea, 3 aasta pärast pole meil enam esiliigas ka nii palju võistkond, sest need on ju kõigil on ju silt on lõpetavad mängijad. Sheila Kodanik, Eilja Roosefeld, kõik mängivad ikka veel siiamaani, no mis asja, selles mõttes nagu, et see on nagu mina mängin, sellepärast mulle meeldib käia mängimas, aga 5 aasta pärast enam vast ei mängi, vaevalt kõik Valmo Kriisa vanuseni mängivad 49, eks ole, et neil ei ole ju motivatsiooni ka, selles mõttes müts maha TalTechi, sest nad on väga korraliku võistkonna teinud, väga korraliku süsteemi, treenerid, trenni värk, kõik nagu meeldan, et on jumala okei, professionaalsed tasemel on ja et see on nagu tift, aga meil võiks siukse võistkond 4 olla vähemalt. Päris tegelikult hirm tuleb peale kohe mõeldes, et kui seda TalTechi poleks praegu, et siis olekski meil saunakapp sisuliselt. Aga teine asi on see, et kui nemad üksinda punnitavad, ega siis see on ka kiire lõpuga üritus. Neil ei ole samamoodi, et ainult päästab praegu see Läti-Leedu ühisliiga. Kui seda ei oleks, siis ei oleks mõtet seda võistkonda hoidagi. Siis oleks ju see puhas raha põletamine, sellised põhimõtteliselt raha põletamine. Aga siin võib olla ka ühel hetkel see moment, et jõuhooba hoidvad lätlased, leedukad ütlevad, et nad ei taha enam eestlastega mängida. Mis iganes, et leedukad ei vitsi siia kaugele tulla. Selles mõttes, et võib-olla liiga kulukas käia. Ei, et me mängime lätlastega, et mis me siia Eestisse selle pika 9-tunnise reisi sealt Vilniusest teeme, eks. Et see oht on tegelikult alati olemas. See on päris karm ja kui me ikkagi räägime, sa rääkisid sellest, et neid treenerid kõvemaid asju panna, siis ikkagi väljundid pole, et kas me siis töötame neid, ma ei tea, 7 kuni 14 aastani, 16 aastani, saadame kõik Ameerikasse. Pole ju, siis meie Eesti jaoks ikka kasu pole midagi. Tegelikult praegu väljund on olemas, ma ütleks selle osa pealt, sul on variant minna kas Ameerikasse, kuhu tegelikult tüdrukud saavad päris kergelt, ma julgeks nii-öelda tausta selles osas, et sa ei pea olema meeletute oskustega, et kuskile sinna Ameerikasse saada. Või siis teine variant, kui sa tahad kõrgemal tasemel teha, sa saad minna TalTechi, ma arvan, et keegi sul ust kinni ei pane, kui sul on ka mingid oskused olemas, sa saad ikkagi proovida teha poolprofessionaalsel tasemel seda naiste korvpalli ja sealt siis võib-olla välismaale pürgida, kui sa kohe pärast gümnaasiumi lõppu kuskile veel minna ei taha. Selles mõttes ongi see TalTech nagu ülioluline, et ta on ikkagi ülikooli võistkond, et pärast keskkooli saad minna õppida, harrastada oma korvpalli ja kui sa pärast 3 õpingu aastat tuleb välja, et oskadki mängida ja keegi pakub sulle selle eest raha kuskil Saksamaal või Hispaanias, nagu meil mõned tüdrukud mängivad, siis miks mitte? Et nüüd tuleks hakata lihtsalt altpoolt ikkagi seda massi nagu kasvatama. Järgmine käik ainuke mõistlik, mis saab olla, on Tartu Ülikool. Uuesti püüab üles ehitada, sest nemad on ka ülikooli võistkond, sest et nagu ilma ülikooli rahata ei ole võimalik, ma arvan, teha. Ma arvan üldse, korvpalliliit peaks üritama, nagu me ka seal Narvas rääkisime, üritama tuua ikkagi Tartusse esindussatsi. Minu meelest Kaudentse spordiklubi, kes siin aastaid korjab neid medaleid kõikides vanuseklassides, nii meistrivõistlustel, karikavõistlustel, ka nemad peaksid ikkagi nägema vaeva, et ka panna meistriliiga, nii-öelda see Balti liiga sats välja. Sest et nendel noortel tüdrukutel ju sellise suure spordi treenimise mõte selles suhtes selles klubis ju sellisel juhul puudub, kui eesmärk on minna esiliigasse ja mängida seal, ütleme, Kati Rausbergi kõrval korvpalli, kes igapäevaselt siis nii-öelda käib tööl. Et kuidagi tuleb nagu survestada ja võib-olla ka finantsiliselt korvpalliliit peab siin kuidagi leidma mingid hoovad, et aidata neid klubisi. Sest et mujalt, ma ütlen ausalt, ma praegu ei näe, kus võiks sinna kõrgemasse seltskonda neid võistkondi. Eks ta tahab ikkagi läbimõeldud süsteemi saada, aga hetkel seda nagu ei paista, et toimiks, et kõik need punktid, mis ette lugesid on selleks, et midagi teha, on ainuõiged, aga hetkel seda ei tehta. Läheme siit veidi lõbusamatel toonidel edasi. Paratamatult tuleb sisse tuua ka korvpalliliiga NBA, kuigi me suured fännid siin ei ole, aga paratamatult maailma tugevamas korvpalliliigas mängiti järjekordne hooaeg
ja meistriks tuleb siis Golden State Warriors, üldse siis 76 NBA hooaeg ja pärast 2 Covidi hooaega siis tavapärane aasta, oktoobrist aprillini mängud. Finaalis Golden State võidab siis 4-2 Bostonit, kuigi läänes siis enne play-offi alles kolmas asetus. Ja nii Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green kui ka Andrew Iguodala, loodetavasti ütlesin nimed õigesti, võidavad siis oma 4. tiitli. No, eks ta ikka omaette maailm ole, aga ümber ja üle nendest ka ei saa, nii et sellel aastal on nemad võitjad, ju siis teised olid kehvemad. Kes sel aastal meistriks tuleb või see on teie jaoks liiga raske küsimus? See on liiga raske küsimus, aga see näitab ära praegust selle Golden State'i nagu organisatsiooni suurust, nagu, et neil ei olnud nagu nool väga üleval, ega neil praegu ka hästi ei lähe, et nad on ikkagi tabelis päris... Sina oled ilmselt meist 3 kõige suurem ekspert. Ma ärkan vahest hommikuti 5-6 aega ja siis vaatan ikka natukene. Ja... On midagi paremaks läinud? Ei ole, see on ikkagi... Ei nagu põhiajal ei lähe see midagi. Ei lähe, jah, seal on ikkagi siuke mõned mängud vaatad, siis hoiad peas kinni nagu vaatad. Praegust, kui Lakersi mängu peale paad, siis tuleb paha tuju peale, mõtled, et Kadrinasse sattunud seal. On ka sellised mõned siuksed ägedad satsid, kes mängivad sellist head korvpalli nii-öelda? Jaa, on ikka siuksi... Meie mõttes head korvpalli. Jaa, sellel aastal näiteks Sacramento Kings mängib minu arust jumala okei kossu, seal panevad ka eurooplased, siis Boston Celtics, kelle see välja tõid, kes tegelikult oli suur favorit minu arust nagu, ja kõigi ekspertide arvates ka finaalis nagu, aga lagunesid nagu ära, et ma selle nime jään praegust võlgu, see üks vanamees neil pikk, see möllas seal päris kõvasti, nii vana ka ei olnud, 35-aastane. Siin ma siin nimedega aidata kahjuks. Et kui ma kaua mõtlen, siis aga ma ei hakka sellele keskenduma praegust, et see pani päris hullusi asju seal, aga ikkagi põles läbi, aga ma ütlen, et kui nii palju ikka neid ameeriklasi on, siis seal ikka vahepeal katus ikka sõidab väga hullult. Jah, see individuaalne meisterlikkuse tase on kõrge, selle vastu me kindlasti ei vaidle. Ei saa, jah, see on ikka tegelikult ükskõik, kui seda mängu vaatad, ükskõik kui inetult või kehvasti on mängivad, siis need kehad, kes seal liiguvad, on ikka nii suured, et kui siit Euroopast keegi läheb, seda peab olema väga kõva mees, et sealt üldse platsile saada. Just nimelt, ja näiteks kohe see Campazzo näide, et sisuliselt ju sellepärast ta seal läbi ei löönudki, et ta on lihtsalt liiga pisik. Neid mehi on siin Euroopas aasta pärast küll. Et see on ikkagi suurte mängijate liiga võib öelda. Ma vaatasin mingid mängud, Tallasega just sel aastal oli, kui see Campazzo ka seal väljakul oli, murab kiirelt üle, aga Nad ise räägivad ju ka, et vaata mängude arv on ikkagi nii suur, et paratamatult kõikidele mängudele ei jõua nagu 100 peale minna. Et see on nagu üks murekoht. Et siis sul peabki seda talenti veel enam olema. Võib-olla kui need mänge oleks natuke vähem, siis läheks samamoodi nagu Euroliiga, et vaata sa pead võitlema iga nagu punkti eest, et üldse kuhugi jõuda. No ütleme, ehe näide, kui ju meie jaoks Luka Doncic, eks ole, Dallas Mavericks, et vaatad seal mingeid mänge, eks ole, siis esimesed 24 minutit esimpoole mees nagu vilistab jalga järgi lihtsalt, viskab seal võib-olla 7 punkti, annab, ma ei tea, 4 sööta, võtab 2 lauapalli, eks. Lõpuks on mäng läbi, on 30, 15, 13. Teisel poole lihtsalt vend enam palli ära ei anna ja paneb kõik ära ka. Ja nii palju, kui jagab, siis ka panevad kõik ära, et selles mõttes, et seal ongi nagu päris hull ja siin, ma ei tea, Euroopast veel võtta Ante Kompu, kui ikkagi keskjoonelt 2 sammuga pealt paad kogu aeg, siis on ikka, see on teine maailm, Eesti korvpallurid ju said ka seda tunda seal, Sloveenias Luka vasta ja siis Kreeka vasta Itaalias, et mehed mängivad teisel leveli, see on selge, et seal on business, Luka Doncic siis tehti staarmängija, vend vedas välja, on väga kõva nimi, Ante Kompu samamoodi, et seal see mängude tulemus, kõik tahab tiitleid võita, aga see on nagu teise järguline. Aga hetkel vaatasin järele, idakonverentsis ruulib Milwaukee Bucks ja läänekonverentsis siis hetkel on tipus nii Memphis kui Denver, kui see midagi teile annab, lihtsalt infoks. Milwaukee Bucks on aastaid siin juba põhiturniiril lihtsalt ruulinud, sest et Ante Kompu ja teised Milwaukee siis üle-eelmise hooaja võita, eks? Ja Denveris Jokic teeb ka ilusaid asju, et... Ilmselt praegu mingid NBA eksperdid kuulavad, meid hoivad käed 2 käega peast kinni. No neid õnneks Eestis pole, et nad ei pea hoidma kinni, et need, kes seda NBA asja jagavad, need räägivad teises keeles, et pole hullu. Nii kriitiline? Ma ei ole lihtsalt, ma olen seda NBA saadet kuulanud, et see on ka päris huvitav. Nii, lähme edasi. Koht number 10, järjekordne uustulnuk Eesti-Läti liigas, kui Keila KK. Siis eesotsas Peep Pahviga liitub ja tänaseks päevaks võime öelda, et on hästi liitunud. Hetkel 16 meeskonna konkurentsis 11. koht, 5 võitu, 8 kaotust ja ütleme siis teekonna ka ära. Eelmisel aastal Saku esiliigas Final Fouris, poolfinaalis kaotatakse TalTechi Tuulile Tammsalule 69-115, aga pronksi mängus siis 2 suurt meest omavahel
Peep Pahv jääb Andres Sõbra vastu peale, ehk siis Kristo Saage tänane koduklubi Kadrina Karud jäävad 4. ja Keila võidab siis pronksi 79-70 ja kuna esikolmikule juhendi järgi seda meistriliiga võimalust pakutakse, võitja Estiko meeskond sisust kaob üldse ära korvpallikaardilt, TalTechi duubel ilmselgelt meistriliigasse ei lähe, 2 võistkonda vist isegi olla ei saa. Nii et 3. pakutakse siis härra Pahvile ja härra Pahv kriistab küll hambad kokku, aga tuleb ja tänasel päeval vist võime tõesti öelda, et see tulek on olnud ikkagi seni eduks. No kindlasti on ta positiivne tulek, et ei ole liigas viimased. Rahvas on saalis, võidud on tulnud alustuseks päris okei, et eks kevadeks selgub, kuhu nad välja jõuavad, aga praegu on päris hea seis. Aga kuidas see, kui see Andres poleks nii kipsi läinud seal... Siis ei oleks Keilat tänasel päeval. Kui oleks Andres kolmanda saanud, siis 4. neljandale ei saa pakkuda. Isegi kui Karud oleks siis oleks Keila oleks esiliiga liider ja Karud oleks praegu teisel kohal. Sest et omal ajal minu meelest viimati tuli Rapla niimoodi kõrge liigasse, et võeti juurde nii-öelda. Et ei olnud esiliiga 3. See oli kunagi ammu, eks? Ja see oli ammu. No Rapla on ju aastast 2010, kui mitte varem, eks. Aga nüüd jah, Viimsi ja Keila on ikkagi tulnud ausalt. Viimsi võitis esiliiga ja Keila siis 3. ja neile pakuti. Nagu öeldud, asjad on seni hästi, kui nüüd kõrgemalt mõelda, siis play-off Eesti-Läti liigas vist ikkagi on natukene liiga. See on palju praegust, et... Siis tegelikult, kui nüüd natukene minna sisukamaks, siis tegelikult nii-öelda üllatusvõitudest on võetud ainult ära ju Tartu. Ülend on ikkagi võetud sellised, kas siis omasugused või tabelis pigem tagapool olevad võistkond. Jah, ja üllatuslikult on saadud TalTechi käest siuke sahmakas, et midagi ei oodanud selles mõttes vaadates, kus TalTechi hetkel asub, et Tarvas käidi üle, siis Läti ülikooli võitsid ka, eks? Läti ülikooli kaotati kohe esimeses voorus. Okay. Valmeret võideti kodus. Kalevit võideti võõrsil ja sealt ongi need sisust need 5 võitu tulnud. Tartul on üllatusvõit ja keegi on seal siis veel jäänud. Praegu ei tule kohe ette, aga no ütleme kokkuvõttes, et Pahv on selles mõttes tubli olnud, et need võidud on ära võtnud ja on ühe üllatusega ikkagi sepitsenud ja mängupilt iseenesest siin mõned mängud olen nüüd vaadanud ka ikkagi on nagu atraktiivne ja kiire, aga mingil hetkel lihtsalt vastaste treenitus, intensiivsus, parem kvaliteet lööb välja, et ikkagi mingil hetkel lööb sisse need esiliiga poiste tõusud ja mõõnad, et 40 minutit ei suudeta mängida nii kvaliteetselt, kui oleks vaja. Aga Priit, Estikatel 4 hulka, ka liiga palju? Ei tea. Ma arvan, et kui nad ei tee satsis muudatusi, siis on natuke palju. Et nagu Kristo ütles, et sealt pingilt ikkagi tänasel päeval veel nii stabiilseid mehi ei ole, sest kui me vaatame, et nad vahepeal käivad teist liigat mängimas ja seal ka need numbrid väga osadel meestel nagu ei tõuse või kõiguvad väga suured, siis see on natuke palju nende jaoks. See on selle asja juures muidugi kurb asi, millest tutistaks seda Peepu natuke praegust, et no milleks peavad 5 meistriliiga mees käima teist liigat mängimas. Peep tahab esiliigasse saada. Aga 8 mängijat on üles, millest 5 on meistriga mängijad. Arvu kokku saab. No nagu tal pole 2 mängijatki välja. Kristo, nagu Priit sulle ütles, alles hiljuti mängisid nad minu meelest siin Raespordikooliga, kus on ikkagi üsna noored mängijad. Ja ma nüüd statistikat ei vaadanud, aga kus keegi ütles, et seal oligi olnud vist kogu komanda, aga nad võitsid selle mängu ju ainult circa 9 punktiga, et sulle vastuseks ei saagi vähemaga järelikult. No jaa, okei. Et käidi ju seal Teini Rocki ka tuuseldamas seal kogu komandaga. No ei, ma mõtlengi lihtsalt, et okei, ma saan aru eesmärk esiliigasse jõuda on edasi, eks, aga kaua see matk siis kestab, et kellega seal esiliigas mängid. Me praegust ju Viimsi näitel tegelikult näeme ära esiliigas, et kui ülevalt mehi ei tule, on -50. Kui tulevad ülevalt mehed, siis ei pruugi võitagi, nagu Raed ei võitnud, eks. Ja lõpuks ikkagi, mis selle asja mõte on, siis võib-olla ongi õige koht rahulikult teise liigas olla. Kui iga aeg tuleb, siis tõuseme, eks, nende meestega ja ma ei tea, kaua need kõik alla 23 on, aga eks nad mingi aja on. Selles osas ma olen sinuga nõus, et sellel Viimsi näitel sul on õige point, et Viimsil on tänasel päeval Eesti-Läti liiga meeskond, esiliiga meeskond, teise liiga meeskond, aga kui ikkagi jälgida tähelepanelikult neid statistikaid, siis sinu jutul on alus selles osas, et jube mängijate liigutamine käib, et kuidagi ellu jääda nendes madalamates liigas. Mängijate massi lihtsalt ei ole. Praegust Viimsi näitel võiks öelda nii, et ilma meistriliiga meesteta see esiliiga võistkond võiks mängida teises liigas, oleks kõik tipp-top, mängiksid seal normaalselt top 5-6 on ja aga praegust teise liiga võistkond täiesti viimane ja pole isegi mingit varianti, et selles mõttes, et on kurb. Et eesmärk on üllas, aga lihtsalt see on raske. See on ikkagi paganama raske. Võib-olla mängijad selle peale, et kohe hakkavad alt tõusma.
jah, ma ei tea, jah, okei. Seda ei oska öelda pärast, et aga võib-olla, eks need on igal omad eesmärgi, ma lihtsalt räägin, mis nagu tabel näitab või mis nagu väliselt tunned, et noh, kui me isegi, sa ise mängisid Viimsiga, polnud mehi, võitsite kergelt 40-ga, eks ole. Ma oleks siis ka võitnud. Okei, ma ei tea, noh, meie mängisime vapsee, no meil oli ikka, noh, endal oli juba imelik mängida, sest et no sul 100-kilone 37-aastane mees ja siis jooksevad sul mingid väikesed vennad seal ringi, ei taha ju kellega haiget ka teha, no ja siis Viimsi treener tuleb poolel midagi vabandama, et vennad taovad vastu käsi, siis ma vaatasin nagu otsa, mõtlesin, what the fuck, no mida sa räägid mees, noh. Siis läks lehtega sama juttu rääkima, no siis jättis ka see Ukraina natuke nagu omamoodi mulje mul, noh. Ei ole sul ka kerge? Ei, ma mõtlesin, et võtta rahulikult, las poisid möllavad, no vaata tabloole, no mis siin vahet on, noh, et selles mõttes, et nagu kui on vaja, las siis olla, kui kohtunik ei näe, pole probleemi, vaata, et noh, alatuid võtteid võib alati kasutada nii palju, kui lubatakse. Kolmandik tänasest pingereast on läbitud. Me oleme jõudnud koha juurde number 9. Esmakordselt Eestist 2 meeskonda Eurosarja alagrupi turniiril, toonitan, ja BC Kalev Cramo edenes lausa teise ringi. Pärnu meeskond siis osales kõigepealt meistrite liiga kvalifikatsioonis Eesti meistrina. Seal kaotati kohe austerlastele. Nemad olid sellest sarjast väljas, aga jätkasid küll FIBA Europe Cupi alagrupi turniiril, kus siis 2 võitu 4 kaotust, nii et 0 peale ei jäädud, aga alagrupi 4. koht. Kalev Cramo oma alagrupi võitis 5 võidu 1 kaotusega ja nemad siis nüüd teises ringis, kus alustati türklaste vastu siis kohe väliskaotustega, aga see 2 satsi ikkagi alagrupi turniiril. Eelmisel aastal tuletan meelde ka, Cramo mängis meistrite liiga alagrupis ja Pärnu osales siis FIBA Europe Cupi kvalifikatsioonil. Aga nüüd oleme nagu teinud jälle sammu ülespoole. No loodame, et see ei ole üks sähvatus, et see jääb nagu stabiilselt, et meil ta ei pea olema Pärnu, ta ei pea olema Cramo, et noh, Tartu on siin kindlasti üks võistkondi, kes võiks seda vaadata ja noh, praegust siis Pärnu ja Cramo, et noh, rohkem ma ei näe, et keegi väga sinna euro poole vaatab, on ja et ikka meil kogu aeg 2 tükki oleks, noh, et see oleks nagu eesmärk, et kui siin Jumal annab ja Kalev Cramo saaks näiteks Champions League'i tagasi ja teine mängib FIBA Europe'i alagrupil, noh, see oleks ikkagi suurepärane. No Pärnust John on öelnud, Priit, et vaatamata senise hooaja nii-öelda alagrupist mitte edasi pääsemisele, nad Eurosarjas plaanivad ikkagi edaspidi ka osaleda. Kas see Eurosarjas osalemise jää on nüüdseks murtud? No eks see sõltub jälle suvel, vaata võid siin talvel igast juttu rääkida, aga kui suvel raha napib, siis sa ei lähe sinna osalema, aga teisalt on jälle see, et noh, ma arvan, et Pärnu on näiteks sellest aru saanud, et kui sa osaled Eurosarjas, siis neid mehi sinna võistkonda saada on ikkagi lihtsam ja kui sa mängid ainult eestikaid näiteks ja noh, okei, eelmine aasta Pärnu võitis, aga jääd seal kogu 4. näiteks, siis neid Eesti mehi on ka sinna raske tuua ikkagi, no, et või siis koefitsiendiga pead nii palju rohkem raha maksma, et noh, iga kilomeeter maksab, eks ju. Et see annab neile kindlasti sellise hetke, kus nad saavad nagu suurema valiku enda jaoks ja ma arvan, nad sellest aru saanud. Sest Pärnu näitel tegelikult, ma arvan, näiteks Robert Valge, Mihkel Kirves ikkagi ka oma peas hindasid seda. No, täpselt, et nad hindasid seda võimalust, on ka nemad üsna kogenud mehed juba, ka nemad teavad, et seda Eesti-Läti liigat väga keegi ei vaata. Aga Eurosarjas... Teda ju teises satsis ka mängida. Just. Sa ei pea ju Pärnusest mängima. Et selles mõttes ma arvan, et Kirvesel kaalukausiks saigi see Kalev Cramosse mitte minemine lihtsalt see, et Eurosarja mängiti, et võib-olla muidu oleks selle pakkumise vastu võtnud. Aga noh, eks loodame, et seda raha jätkub ja no meil on tegelikult ju näide olemas. Kalev Cramo ei taha küll eriti rääkida sellest VTB liigast, aga aastaid mängis seal VTB liigas ja siin on ju juttu küla peal küll ja küll, et kui muidu on mehe hind 10 000, siis tänu VTB-le on 6 või 5 000, et sa saad neid kõrge klassiga mängijaid, kes tahavad ennast tõestada, on näljased siia mängima tuua. Noh, neid on ju mitmeid olnud ka. Toome kas või kõige lähema näite Markus Kiin, eelmisel aastal Itaalia kõrgeliigas Vareses, tänavusel hooajal Strasbourgis Prantsusmaal, et tegelikult siit ta sai tuule tiibadesse ja ma kujutan ette, et tema palk on vähemalt 3 kui mitte 4 korda. No see juba näitab ka midagi. Juba Itaalias oli ta mitu korda suurem. Et kui see näitab ka ju midagi, kui tahetakse poolakate sats tahtis ära osta ja sel Joona Koora tahtis ta ju hooaja lõpus ära osta, ja number ei olnud väike 75 000 vist, aga Kalev Cramo sellest loobus. Noh, siis selles mõttes see on nagu näidanud ja see Champions League, ma arvan, et see on see koht, kus saab neid mängijaid. No võib-olla see FIBA Europe nii palju ei kõneta, aga eks klubi ajalugu räägib ka ja Champions League on üks VEF-il ju selles mõttes on nagu ju kergem, vaata, neil on päris kõrge klassiga, aga alati ei, nagu selle aasta näitel neid ei toimi ka. No mis te prognoosite, kui Cramo nüüd tuleb Eesti meistriks?
kas Cramo ikkagi tänu nendele rankingu punktidele, mida nüüd korjab nii Cramo kui korjas Pärnu, kas Cramo saab otse Meistrite liiga põhiturniirilt, sa arvad, et ikkagi kvalifikatsioon ootab? Sõltub, kuidas nad hooaja lõpetavad. Keia Kohi ütles ära, et see FIBA Europe Champions League'is ei ole midagi. Et see ei anna Champions League mõist midagi? Null, et see ei anna kahjuks... Et see, mis Cramo isegi kui ta võidab... Ja isegi kui võidab, see ei anna midagi. Ma küsisin Tartus, äkki oligi sellel naistekoondise mängul, tuli jutuks korra seal ja siis ta ütles, et ainukese asja, mis ta võib anda, et nüüd 2 Eesti klubi saavad otsa alagruppi FIBA Euroopil, et ei pea seda ettevalmist mängima, aga Eesti meistri peab ikka Champions League'il, et oleneb nagu liiga otsusest, ta võib wildcardi kanda, aga need punktid seal ei pidanud lugema. Ühesõnaga tagasi vaadates see, et Cramo eelmisel aastal tiitli kaotas, mängides tegelikult ju väga korraliku Meistrite liiga hooaja, tegelikult see oli väga valus, sest Cramo ikkagi oleks Eesti meistritiitli võitnud, oleks, võib öelda, et üsna suure tõenäosusega saanud võib-olla, et Meistriliiga põhiturniiri. Otse peale, sest ta tegi väga südika turniiri ju, see napilt jäid välja ja mängud olid väga tihedad ja selles mõttes, et oleks see jää võib-olla jälle sulan, nagu siin me oleme ennem ka rääkinud, et nii VEF-ile kui Cramole tehti üheaegselt Champions League, kui see liiga loodi, koht pakuti, nad loobusid sellest ja siis ütlesid kohe Champions League'i mehed ka, et ise teate, millega riskiti, eks see nüüd maksis kätte, sellepärast nad kvalifikatsioonis pidi mängima, võib-olla see jää oleks sulanud eelmisel aastal, aga no ikkagi vaadaks tulemust järgi, kui sa ikka oled igal pool tipus, siis oleks lihtsam ikka. Mina arvan, et kui nad sellel aastal ikkagi hästi mängivad, ütleme, ja 4 hulka jõuavad näiteks siis ja Eestikaid võidavad ja võidavad ka Läti Eesti ühisliiga, siis on šansud ikka tükvad suurem. Ja nagu Eesti-Läti ühisliiga kinni paned Prometei ja VEF ees, siis on ikkagi šansud. Siis neid vaadatakse hoopis teise pilgu. Siis üks on Eurokapi võistkond, teine Champions League'i alagrupp ja mõtled, mis võistkond see on. Aga see, et 2 osaleb, see on ikkagi märgiline moment ja seda oleks hea, kui see jätkuks. Kas kunagi mängisid Tartu ja Cramo ka koos või? Mõlemad. Ei saa öelda, et see peab jätkuma, aga see võiks jätkuda. Tartu Rock hooajal 2007-2008 Üllar Kerde juhendamisel ka selles 4. eurosarjas 4 parem hulka. Kas tänavusel hooajal näeme midagi sarnast? No kõik on minu arust nagu loodud sellest, et ärme sellest esimesest mängust nii palju nagu ähmi täis mine, et seal -20 saadi, nagu sa kell 5 hommikul jõuad ja õhtel pead mängima ja siis veel tagamängijad Gilbertit pole ja nii edasi, et patareid olid suht tühjad ka ikkagi meestele. Ma eeldan, et... Nendes sarjades on alati selline moment või loogika sees, et kodus tuleb kõik maha lüüa ja üks hea võit tuleb väljas saada. Ja türklased peavad siia ka tulema, ega neil lihtsam reisi. Ja türklased tegid meie elu juba ju kergemaks selles mõttes, nad lõid Den Boschi maha seal võõral väljakul, et Den Bosch ka mingit eelist saanud, et oleks nad türklased kodus ära võtnud, et hetkel ju selles mõttes, et sakslastel on 1 võit Den Boschi üle ja meie oleme 0 peal Den Boschiga, aga mängida on veel kõvasti. Samas sakslaste mäng lükati edasi. Cramol tuleb nüüd teine järjestikune välismäng, tuleb just nimelt hollandlastega, kellel on 2 kaotust, kes tulevad ikkagi täielikult kodus selg vastu seina. Ehk siis Cramo jaoks, aega veel on, mänge on, aga sealt Hollandist tuleb ikkagi võiduga tagasi tulla. Muidu on juba apu. Muidu on apu juba. Ei, no see on see koht, kus tuleb see võit ära võtta, et mitte pinget peale panna, aga siis peab jälle vaatama, kuidas teised mängivad, aga sealt on vaja kindlasti ära võtta ja sakslased on väga maha lüüa. Väga hea, oleme vaikselt jõudmas poole peale, koht number 8. Tartus tähistati suurelt Ilmar Kullamis 100. sünniaastapäeva ja selle auks siis korraldatakse suur konverents, rahvuskoondiste turniir ning koolitus. Oli au kõigil nendel 3 osaleda nii konverentsil, korvpalliturniiril kui koolitusel ja ma ütleks täitsa siiralt, et võtaks mütsi maha, minu meelest väga korralikult korraldatud asi ja selline konverentsi moodi asi, miks mitte tegelikult Korvpalliliidu poolt ei võiks olla iga-aastane või siis ma ei tea, näiteks iga 2 aasta tagant. Mingi sündmusega seoses ta võiks olla, kas ta iga aasta peaks olema, eks ta natuke raske oleks ta on korralik korraldamine. Ütleme just, aga mingitel aegadel ta võiks ikkagi olla, et kas või nagu olümpiatsükkel kord 4 aasta jooksul, et mis võtab mingisuguse asja kokku, mingisugused teemad käiakse läbi, siin muidugi Ilmar Kullami, ütleme 100 oli nagu ilus märk, aga eks seal tuleb ju muid asju ka, Eesti korvpalli on ka üle 100 ja neid tähtpäevi ja neid mehi, keda tegelikult sealt vanast ajast nagu ütleme esile tuua ja meenutada ja kes seda korvpalli on aidanud nagu ehitada, hoida ja luua, et neid tuleb esile tuua, sest ega korvpalli siin ütleme selles Nõukogude Liidu süsteemis see püsimine siin Eestis ei olnud ka lihtne, et siin olid teised spordialad, mida taheti üldse eelis arendada ja need mehed, ütleme, ja ka Ilmar pidid ikkagi kõvasti vaeva nägema, et see ala püsiks nagu ja seda tuleb rõhutada. No Kristo Vanakooli mees teab, millest ta räägib meedia seest midagi. Ma olen ka olnud Ilmariga
ütleme, tema õpilane nii ülikoolis kui palliplatsil ja peale ülikooliga üsna lähedalt nagu suhelnud mõned aastad, kui ma Tartus elasin, nii et mul on tema poolt nagu ütleme meenutada küll. No ja siin, mis ma oskan öelda, et siin korvpalli üldkogul see oli ka teema ja ma loodan, et ära ei plähmerda mul ilusti meelde ja siis tegelikult selle ürituse ellukutsuja oli Peep Aaviksoo ja tema oli helistanud ja öelnud, et kuule, et hiljem kulub 100, et peaks mingi ürituse korraldama. Ja mõne sõna keegi teine inimene, aga minu arust oli Peep Aaviksoo see nimi, mis seal öeldi välja. Ja korvpalliliit võttis sellest nagu kinni ja siis nad tegid selle ja nende enda jaoks oli ka see väga positiivselt kajastatud toimunud üritus ja nad ütlesidki, et ka, et kas iga aasta just tegema peab, aga mingi aja tagant peab ikkagi mingi siukse üritusi tegema, et rahvas oli nagu selles mõttes taga ja nagu avaldab silmaringi nii korvpallil kui kõigil asjad. Noh, külalised olid ka ju tegelikult kõrges klassis, noh, Karmo Hossa oli kohal, eks ole, ja nii edasi. Just, et sellistele sündmustel on neid lihtne kutsuda, et kui sa teed ikkagi suure asja, ütleme nagu see juba paned ette 100 sünnipäev. 100, ütleme, saali nimetamine, noh, mingisugused teised esinejad, siis loomulikult tulevad, et ega siis Karmo Hossa ja ütleme, kompanii on need ju ka teavad, mismoodi see võitlus käib selle oma ala eest, et ega konkurente on ju palju. Just, et rahvast võib-olla murdu päris seal konverentsil ei olnud, aga eks suvel on raske neid ka sinna saada, aga tõesti Karmo Hossat, Hispaania korvpalliliidu presidenti juba mainisite. Lisaks oli siis Anadolu Efesi peadirektor Alper Ilmaš ja FIBA peasekretär Andreas Saklis. Nii et noh, igati nimekad inimesed toodi ka siia kohal. FIBA mees peaks olema alati kohal nendel üritustel, see ei ole nagu variantki. Aga no ma ütlen, et eks selle üritusega on neile samamoodi, et okei, suvel võib olla raske, aga meil pole siuks üritusi olnud. Selles mõttes, et see on inimeste jaoks harjumus ka. Et no mingisuguse taseme ikkagi annab meil see talvine kapp ka välja, mis siin toimub, et ega see on ka päris ikkagi suur sündmus ja palju välismaalasi tuleb kohale, et selle põhjalt annab nagu niisugust jooksvat asja nagu teha, aga jah, sellist asja pole nagu olnud, aga ju siis oodati, millal Ilmari 100. sünniaastapuu kätte jõuab, et hakata tegema, aga Peep Aaviksoo selles mõttes nagu nupp võttis, et ise enne oli ju ka alaliidu president, et ju ta siis mäletas mingit asja, mille pealt saab teha. Ja turniiri võidab siis veel pealekauba Eesti rahvuskoondis, võites siis kõigepealt Belgiat 13 ja seejärel Bosniat samuti 13 punktiga. See on suur oskus sellistele üritustele kutsuda sellised vastased ja panna õiged kohtunikud ka, kes võib-olla natukene aitavad, aga see selleks. Aga ütleme, ega see Belgia ja Bosnia satsid väga halvad ei olnud, need ikkagi päris tummisid. No Belgia oli ikkagi. No Belgia oli võib-olla natuke. Aga Bosnia oli tõesti, Nurkic oli kohal, Musa oli kohal, me teame, kus need mehed ja kuidas nad tänasel päeval. Okei, see, kas nad hetkel vormis olid või mitte. Ülevaated lahti, alati on Nurkic kuskil pildi peal. Et kas nad vormis olid või mitte, aga no selles mõttes, et selles mõttes ikkagi päris tummine värk. Koht number 7, U20 noormeeste koondis tuli EM-i B-divisionis 3. ning pääses Alar Varraku käe all järgmiseks suveks A-divisjoni ja Gruusia pealinnast Tbilisis siis võidetakse see oluline pronksimäng Soome vastu 63-53, poolfinaalis kaotatakse Serbiale 15 ja finaalis, kus juures Serbia vastaseks Island, keda Eesti alagrupis seal paari punktiga võitis ja noh, nii palju minul on teada, et Alar Varrak peaks saama sel suvel uue võimaluse, ehk siis ise ta selle pääsme sinna A-divisjoni meeskonnaga välja võitles ja minnakse siis Kreekasse, Kreeta saarele, Heraklionisse turniir toimub 8. kuni 16. juuli. Noh, kes ei tahaks muidu Kreeta saarele minna? Noh, see on, jah, muidugi võiks minna, aga ei, see on väga tähtis saavutus, sellepärast, et see on otsene ütleme, järelkasv meie meeste koondisse ja osad mehed peavadki selle kadalipu läbi käima, aga see B-division ei ole see koht, kus seda peaks nagu tegema, et see A-division on ainuõige lahend ja kui me enne just rääkisime, et kui Jukka käib mööda maailma ringi ja vaatab meie noormängijaid, siis ta näeb, et meil on sealt nagu mehi tulemas ja need kõik peaksid saama kõrgemal tasemel mängida, et selle vanuse, ütleme, selle vanuse U20 tase on selline, et see on kohe meeste ja selle noorte vahe, et siin ei ole üldse küsimust. See oli väga tähtis moment ja see tehti ära. Ja tegelikult see aastakäik 2002 on Eestis ka üks tugevamaid
nagu teame, Hugo Toom oli sellest koondisest tegelikult veel põlvevigastusega puudu, et ma ei ütle, et see nüüd kohustuslik oli, et see pääs saadi, aga see oli ikkagi siuke asi, mis oli vaja ära teha, sellel turniiril võeti ikkagi, seal oli näha, et see tase oli ikkagi nii ebaõhtlane ja see B-division on ikkagi üsna õnnetusel Rumeeniat, kui ma ei eksi, Eesti poisid võitsid mingi 60-ga, et seal ei tohi Eesti koondis olla. Aga nagu me ka rääkisime seal oma saates, et ega aastad pole vennad, Serbia mängis ka B-divisionis, oli ju? No täpselt, et see on see aastakäikude teema ja... No ega meil siin paari aasta pärast tuleb väga raske hetk. Ega meil Varrakul ju see aasta kergemaks läheb. Minnes siit kohe edasi 2003 vanuseklass, kes siis järgmisel aastal koos 2004-ga selle võimaluse saab seal A-divisionis mängida, on ikkagi pigem üsna hõre, vaadates nende poiste U18, U16 tulemusi. No 2004 võib päästavad ära. Kuluaarides räägitakse, et Henri Veesaare liitumine selle koondisega on üsna tõenäoline ikkagi, et Henri tuleb Arizonast U20 koondisele sel suvel appi, see annab meil ikkagi kõva käigu juurde. Ja ülioluline on see, et nüüd suudetakse püsida seal, kas või jäädakse, ma ei tea, 14-ndaks või mis iganes see veel selle kindlustab, aga sinna tuleb nüüd jääda. Sest meil on ennegi neid näiteid olnud, kus on saadud aastaks A-divisioni ja koldi kohe tagasi B-s. Et seal saab olema ilmselt võtmekoht ja tegelikult päris suur tagamängijate ja võib-olla just mängujuhtide puudus, kes sellisel tasemel seal hakkaks meil välja vedama, on täitsa märgiline. Nii et siin saab olema huvitav näha, mis valikuid Varrak selleks turniiriks üldse tegema. Tartu Ülikooli Kaspar Kuusmaa veel mahub sinna? Kaspar Kuusmaa mahub ka Tartu Rando Roos, aga tuletan meelde, see on U20 A-division. See on päris korralik. Seal on juba mehed ikka. Sinna isegi nii, et Eesti-Läti liiga peal oled rotatsiooni mees, sinna ei ole üldse mitte lihtne minna. Aga siin üks küsimus veel ja kes muu kui ikkagi meie Marko paneb siit ühe taaskord teele. Tere, Eesti Korvpalliliit on kinnitanud järgmise aasta või siis tuleva hooaja noortekoondise peatreenerit. Vaadates U16, U18, U20 treenereid, siis näeme seal aastaid ühtesid ja samu nimesid. Tahtmata ühtegi peatreenerit personaalselt esile tuua, aga mõni neist on ainult miinusmärgiga tulemusi näidanud aastate jooksul. Ehk siis soovijaid valikut pole, küsimärk. Mulle kõrvaltvaatajana jääb küll mõne mehe jätku peatreeneriks nimetamine küsitava väärtusega. Ja siinkohal ma ütleks küll, et minus tekitab suurt küsimus see, et miks noortekoondiste treenerite valiku kriteeriumid ei ole nii-öelda avatud, ehk siis miks ei korraldata enam tavapäraseid konkursseid, mida me tegelikult mõned aastad tagasi veel nägime. Aga kas viimati mingi 3 aasta peale ei tehtud äkki neid asju? Seal tehti mingid lepingud minu meelest mingite treeneritega, aga minu teada need nüüd päris kivisse küll raiutud ei ole. Aga ma pean Markoga nõustuma, et on küll kogu aeg üks sama nii-öelda heas mõttes maffia seal nende koondiste eesotsas. Näiteks võib-olla Kadrinast mõni treener tahaks olla U16 koondise abitreener, aga kus tal tänasel päeval see võimalus on, kui ta sisuliselt ei saagi mingi konkurssi raames sinna kandideerida. Minna lihtsalt korvpallid ukse peale ja öelda, et ma tahaks ka kuskil olla. No, ma ei tea. Jah, et seda me ei oska, neid kriteeriumi tõesti ei ole nii palju avatud, et tuleb nimekiri, et kes on puki pandud, aga miks nad pandi, seda me ei tea, et seda peaks natuke uurima. Et sellist läbipaistvust... Ütleme nii, et Marko selles mõttes avas nagu minul ka silmadega, mul pole taimugi, kes need koondise treenerid on, et siis tänu sellele nüüd vaatasin järgi ja nagu küsitusin palju, et nagu noormeeste U15 koondise peatreener Brett Nõmm ja noormeeste U18 abitreener Brett Nõmm, et 2 koondises. Ja see tekitab ka küsimust, et miks on vajalik selline tuubeldamine samal ajal, kui seal näiteks abitreeneri rollis saaks anda võimaluse ju mõnele teisele treenerile, kes saaks ka seda rahvusvahelist kogemust nii-öelda tunnetada. Et kui sa niimoodi ütled, mina seda näiteks ei teadnud, siis selline tuubeldamine on küll. Teine on noormeeste U14 koondise peatreener Kaarel Traumann ja Kaarel Traumann on meil U16 koondise manager abitreener. Et sellisel viisil, Priit, me ju seda oma treenerite ringi rahvusvahelisel tasemel tõmbame aina rohkem kokku poole ja see ei ole ju tegelikult tulevikule mõeldes üldsegi mitte hea. Või siis neid inimesi ei ole, kes tahavad oma suve siduda. Mul tekib küsimus, et kui vahest jääb 24 tunnist nagu väheks, et ühel mehel on aega 2 koondisega tegelikult terve suve jooksul. No ega nad koos ei tegele, et need nooremad on ikkagi eriprojektid, ütleme need 14 ja 15. Mis ma arvan, loogika on see, et üleval pool õpib ja allpool saab realiseerida, et iseenesest sellele asjal ei ole nagu mingisugust halba külge, aga jah, meile nagu ei tutvustata või siis kellelegi tutvustatakse, aga mitte kõikidele, et meie näiteks istume see kolmekesi ja me ei tea midagi, kuidas see asi käib.
no ainus halb külg selles ongi see, ma ütleks, et selle arvelt saaks mõnele treenerile veel anda kuskil mingi võimaluse nii-öelda studeerida ja tutvuda selle nii-öelda kõrgema korvpalli ja sellega. Võib-olla treenerid ütlevad ära, ei tea. Aga kusjuures ma arutasin sama asja. Kõik ei taha olla tegelikult, sa paned suve kinni. Ei, ma olen tõesti nõus, et seal võib olla ka see küsimus, et ei taheta, aga ma arvan, et see valik nüüd nii õnnetu meil ka ei ole. Ma arvan, et neid treenerid ikkagi leiab, ma pead ei anna, aga ma puudutasin seda küsimust Narvas ka Jukkaga ja Jukka oli selles suhtes minuga ühel nõul, et ta ütles ka, et tegelikult need konkursid ikkagi peaks olema tulevikus avalikud, et see muudaks seda üldse kogu seda asja läbipaistvamaks, et see ei ole kunagi sellises organisatsioonis hea, kui selliseid asju kuskil tagatubades ära otsustatakse, et kui, ma toon võrdlus, et kui meil meestekoondise konkurss oli avalik, Jukka ju valiti avaliku konkursi näol ja meil noortekoondiste konkursid ei ole avalikud, siis see tekitab ju ikkagi, see paneb kulmu kergitama päris korralikult minu meelest. Et me korraldame rahvuskoondise peatreeneri avaliku ja noortekoondised valime kuskil tagatoas. Veel kord, mul ei ole nende treenerid, minu meelest need on kõik väga ambitsioonikad treenerid, kes praegu on. Ja kui ikkagi veel duubeldatakse, kui ma mõtlen, Brett Nõmm on 2 koondise treener praegust, eks, ja siis ta on Kalev Cramos, eks. Tal hooaeg kestab augustist, idee järgi peaks kestma augustist maini, eks. Juuni, juuli, 2 kuud on aega siis see koondisega tegeleda või kust ta selle aja võtab või siis jääb Kalev Cramo tööst nagu eemale või mis? Jah, siin peaks koondiste juhi Raido Roosiga ühendust võtma ja küsima, võib-olla tõesti ei olegi valikut ja peabki niimoodi duubeldama siinkohal, ma arvan, et me ei taha nagu lõplikku hinnangut anda, aga see tundub tõesti natuke imelik. Nagu öeldud, U20 siis Kreekas, U18 läheb B-divisjoni Portugali, U16 mängib Rumeenias ja U15 koondis siis sarnaselt eelmisel aastale osaleb ilmselt Itaalia turniiril ja U14 peaks siis mängima Balti matši. U18 Chris Killing, peatreener, U16 Martin Rausberg, U15 sa mainisid oli Brett Nõmm ja U14 on vist ka Kaarel Traumann. Nii et peatreenerid. 16 ja 18 kohe etteasted tulevad, enam ei ole jäänud. Jah, meil tuleb siis uue aasta alguses, 3.–5. jaanuar Baltic Sea Basketball Cup, 18. korda. Nii et kõik, kel on soovi, saavad tulla Audentsesse ja vaadata, kuidas meie koondised siis võistus. Ja keda huvitas, saavad Raido Roosil nööbis kinni võtta, küsida, mismoodi need treenerid sinna paika pandi. Ja tüdrukud ka muidugi, U18 peaks olema Talteki peatreener, hispaanlane Sergio Cubero Rico ja U16 peaks olema juba 2 aastat siis Esko Tõnisson. Tartu Ülikooli treener ja 14 Kaia Kosk, kui ma ei eksi. Kaia Milling hetkel siiski. Ja Kaia Milling uue perekonnanimega, vabandust. Teen siin abikaasale liiga. Vot, aga läheme edasi. Markot täname taas kord hea küsimuse eest ikkagi tähelepanu juhtimast. Ja 6. koht, naiste 3x3 korvpalli rahvuskoondis pääses siis esmakordselt Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, 12 naiskonda seal oli. Alagrupis saadi edasi, veerandfinaalis kaotati Hispaaniale ja võideldi välja siis 8. koht 12 naiskonna hulgas. Naiste korvpallist oli juba täna korra juttu. Kristo Muigab. Kuidas kokku võtate treenerid? Päris okei, ma arvan. Positiivne. Ikkagi nimi ütleb ära, finaal, turniir. Kui me hakkame maid ritta panema, siis neid suuri korvpallimaid, kes meist taha pole jäid, on ikka päris palju. Nii et... Jah, näiteks kohe siin hea näide tuua Portugal, kellelt me siin Tartus saime saalikorvpallis korraliku sahmaka. Nemad jäid meie seljada 9. Me küll omavahel muidugi ei mänginud, aga ikkagi jäid meist tabelis tahapoole. Ja olgu siis öeldud, et Euroopa meistriks naistest tuleb Prantsusmaa, võidavad finaalis Hollandit. Prantsusmaa võidab ka samal aastal toimunud MM-i, kui finaalis võidetakse Kanadat ja nii EM-i kui MM-i meestes võidab Serbia, nii et mõlemad siis tegid nii-öelda kuldse duubli ja Serbia mehed siis võidavad EM-finaalis Lätit ja MM-finaalis Leedut, nii et meie Balti naabrid on ikkagi ka päris hea soos ja just hea soos meestes. Leedul ma ütleks, et on hea soos nad nii meestes kui naistes. Naised kaotasid EM-il veerandfinaalis just nimelt Prantsusmaale, siis hilisemale võitjale. Eesti naised siis alagrupis kaotavad Saksamaale, võidavad Austriat, teisena minnakse edasi ja nagu ma mainisin, siis veerandfinaalis jäädakse alla Hispaaniale, aga võime vist Priit öelda, et seal natukene see dimensioon tõusis liiga kõrgele. Ega meil olid seal omad võimalused, aga tuleb elus vahel realistiks ka jääda. Realistlik oli jah see, et me jäime 8. Aga küsimus teile siis, sina kui Leedu ekspert ja sina kui Läti ekspert, sul seal Lätis sõbrad, et
seal ikka pannakse sinna 3x3 korvpalli ikka kõvasti ressurssi ja aega ja jõudu sisse võrreldes meiega. No ma oskan Läti poolt nii palju rääkida, et see rohi ei ole tegelikult üldsegi mitte nii roheline. Pool ei ole seis nii, aga Leedus on ikka väga korralik panustamine. Lätlastel on küll olümpiavõitjad, aga ma julgen öelda, et Läti alaliidu 3x3 koondiste eelarve ei ole ülemäära suurem kui meil ja see on tegelikult päris minu meelest müstiline, et sul on olümpiavõitjad, aga nii see hetkel on ja nagu Priit ütles, seal ongi need olümpiavõitjad ja ega seal väga midagi muud ei olegi. Nende naised näiteks EM-ile ei pääsenud ja ma ütleks, et ülejäänud koondistega me mängime ka ikkagi suhteliselt võrdselt või pigem isegi suudame neid edestada, aga Leedus on raha lihtsalt korvpalli mõttes palju, seal konkureerivaid alasid on ikkagi selles suhtes niivõrd vähe, seal on korralik monopol ja peame vist Priit tõdema, et 3x3 korvpalli osas ka, nad rahaliselt lihtsalt on. On ka huvilisi, ütleme, kes on nõus panustama. Ja nende korvpalli üldine tase on nii kõrge, et sealt Leedu esiliiga tasemelt tulevad mängijad, nad on lihtsalt korvpalli mõttes head ja seetõttu on ka nad MM-i finaalis Serbiaga ja me teame ju, et tegelikult seal oli ka 2 Leedu kõrgliiga mängijat lausa ja Leedu kõrgliiga taset me teame ju väga. Ei see on ikka kõrgem tase, ütleme, ja eriti naistes, ütleme, lööb see välja, et meie 8. koht selles valgus on ikkagi väga kõva, et naiste võistkondades on ju tegelikult ikkagi päris tippmängijad. Just Euroliiga tasemel, Eurocupi tasemel, et seal Leedu lannadel näiteks üks ikkagi Türgi kõrgliigas aastaid mänginud mängija ja tõesti, et kui meestel pigem on need profisatsid, saalikorvpallurid väga enam ei ole, teatud eranditega näiteks Leedu, siis naistel ikkagi mängivad kaasa ka mitmed saalikoondised, näiteks Prantsusmaa naiste eest sisuliselt 2 mängijat mängis ka seal saalikoondise MM-il, mis oli. Seal on väike võrdlus on selles võtta, et naiste mäng on nagu, ütleme, selle saalikorvpalli omale nagu lähemal, aga meeste oma on tegelikult 3-3-s juba nii palju teistsuguseks arenenud, et tava saalimees, ütleme, sa võid olla kõva mees, aga siin see läbi ei löö. Seda intensiivsust sa ikkagi kaasa ei suuda teha või neid nõkse, mis seal nagu on? See on ikka hoopis teine maailm, et võib-olla kõrvaltvaatajad ei saa sellest aru, aga sisu on ikka hoopis teine. Ma olen nõus, et kui sa ei ole seda tüpaaži mängija ka veel, et sa võid olla saalis jube hea, aga sul seda 3-3 tüpaaži ei ole, siis sa jääd seal ikkagi täielikult nende ekspertidega. Naistel see veel ei toimi. Olen omal nahal seda tunda saanud, et kui... oled saalis super hea enda. Ei mitte seda, vaid lihtsalt, et arvasime, et mina, Vahter, Lindmets, Kurg, et teeme 1 aasta kaasa siin, et seda mingi 4 etapil, mis me lubasin mängida seal on ja see sinu muidugi mõjutusel ja 5 minti olimegi päris head korvpallurid. Tavaliselt juhtusime mingi 7-3 või midagi siukest, aga mäng lõppes alati 21-12 ja 21-13, et siis lihtsalt see, kes seda mängu mängivad iga päev, need palli välja liigutused, visked, see kõik, see intensiivsus, et see on hoopis teisel tasemel. Aga rong sõidab suure kiirusega ja olümpiale kvalifitseerumine ehk siis punktide kogumine algab juba sel suvel ning olümpiakvalifikatsiooniturniiril leiavad aset siis juba ülejärgmisel aastal enne Pariisi olümpiat. 2024 Pariisi olümpia tuleb, nii et eks on lootus peale saada teil? Keeruline, sest et kogu maailm ikkagi... Me oleme lähemal kui eelmisel hooajal. Et kui me saame ikkagi seda projekti edasi teha, mis me nüüd oleme siin 2 aastat teinud ja mis juhtus eelmisel suvel, et me saime siia mõned uued mehed ka peale, et siis ma arvan, et me oleme tükk maad lähemal sellele. Aga loeme siis ette ka selle koosseisu viisakuse mõttes, kes selle 8. koha välja võitlesid, Sofia Kossareva, Johanna-Elise Teder, Annika Köster, Kadrian Lass ja kvalifikatsiooniturniir, kust läbi siis mindi Rumeenias, seal oli siis Sofia Kossareva asemel Maria-Anette Sepp, aga tema siis läks esimest aastat Ameerikasse, teda sealt ära ei lastud, nii et Sofia siis, ma ütleks, et väga tublilt Maria-Anette Seppa sellel finaalturniiril asendas. Koht number 5, nii et me oleme esiviisiku juurde jõudnud. Viimsi Sportlandi võimas debüüthooaeg, kohe avahooajal Eesti-Läti korvpalliliiga hõbe. No see oli üllatus, me ei saa siin mitte keegi vastu vaielda. See tuli kui välk selgest taevast. Kui on vaba ressurssi ja natukene mõelda kaasa ja teha õigeid käike, siis see on järelikult näed võimalik, et muidugi nad ei tekkinud täitsa tühja koha pealt, neil ikka oli ju mingi klubiline asi nagu olemas, aga kui kõik ühendasid oma jõud ja isegi natuke rohkem, siis nii see käib, et eks ta ole natuke siuke nagu TalTechi naiskonna loomisega sarnane käik. Et Peebul ei ole nii palju vaba ressurssi vist.
või siis kevadel selgub alles. No Viimsi eelarve ikkagi seal kevade poole, seal mõned mehed rahakotid ka avasid ja see läks ikkagi päris suureks, aga see muidugi absoluutselt ei vähenda seda tiitli hõbemedali, olgem täpsed väärtust, et veerandfinaalis siis alistatakse Ventspils 2-0, juba see ikkagi oli väikest viisi üllatus. Poolfinaalis siis Riia Areenal oldi üle Pärnust, seal maagilise lõpuga 83-81 ja finaal kaotatakse siis juba VF-ile kindlalt 64-95. No samas ütleme nii, et kui sa nüüd rahulikult mõtled, siis nii suur üllatus tegelikult ei olnud, et nad jõudsid Eesti-Läti liigas finaali, kui sa vaatad järgi neid mänge, milline see Ventspils sellel hetkel välja nägi ja kuidas neil täpselt see mõõn sel hetkel sisse tuli, mis muidugi ei vähendada Viimsi seda võiduvärki, aga ikkagi Ventspils oli ikkagi täitsa minu arust augus, aga et Pärnu oli ju tegelikult oli ju ka päris heas seisus, aga kuidagi suutsid ära käkkida ja selles mõttes nad olid ikkagi, mäletame, ise olime kohal, see emotsioon seal, et Pärnu mehed ei tahtnud midagi rääkida, Viimsi olid üliõnnelikud, aga kui me nüüd jõuame kevadesse, siis ju tuli jälle pahatuju peale, siis tuli reaalne elu tagasi, aga see, et nad selle võitsid, seal oli see pluss, oli see, et nad tegid korraliku põhiturniiri, et üldse endale siuke asetus saada ja siuksed võimalust tekitada, et see oli nagu päris suur tegemine, et nad avahooajal kohe nii kõrgele jäid. Ja tegelikult, kui me nüüd meenutame, tegelikult ju Viimsi käkerdas selle põhiturniiri lõpu ju ära. Nad tegelikult ju olid juba kindlustanud koduväljaku eelise sisuliselt. Nad olid ju väga heas positsioonis, nad olid Eesti klubidest, kui ma ei eksi, olid nad teised Kalev Cramo järel. Ja nad olid pikalt seal 4. kohal. Ja lõpus seal mingite mängude tulemusel nad kaotsid kodus, mäletate Pärnule viimase sekundi viskega, mängisid see lõpu maha ja seetõttu nad läksid Ventspilsiga kokku ja tegelikult Ventspilsil oli ju selles seerias koduväljaku eelis. Viimsi sai Ventspilsis esimese kätte ja kodus võttis siis ka teise ära. Et tegelikult sa ütled küll, et põhiturniir oli hea, aga lõpus ma tean, et seal kuluaarides seal oli juba päris matuse meeleolu seal põhiturniiri lõpus, et me andsime selle koduväljaku käest ära ja kuidas me selle Ventspilsiga nüüd mängime, aga mängiti ja võideti see seeri ära. Lõpuks võib-olla hea, kas ta muidu oleks läinud Ogrega kokku või? Ja nad oleks saanud vist koduväljaku eelis, ei, nad oleks TalTechi kokku läinud ja nad oleks saanud veel koduväljaku eelisega. Okei, siis oleks neil võib-olla mõnusam olnud, aga lõpuks oligi, et TalT läks Ogrega, eks? Seal ei olnud üldse läinud mänguks, eks, ja ei võimalus oli ja õiged otsused tehti ja tegelikult see viimane käik, et nad võtsid endale... Aga mis see Kalev Cramol juhtus seal üldse? Võtsid tsentri juurde. Kalev Cramo kaotas Pärnule 2-0. Õigus. Võtsid tsentri juurde, siis nad olid ikka täitsa võistkonna moodi ja see toimis. Jah, see Robertsoni juurde tulek andis neile ikkagi selge käigu juurde ja Viimsi hea hoog on tegelikult jätkunud ka sel hooajal. Me küll ikkagi neis pigem olime kahtleval seisukohal siin enne hooaega, hetkel ollakse tabelis 5. 8 võitu 4 kaotust ja midagi on juba näppude vahel, kui karika finaali pääseti, seal küll Cramole kaotati, aga Viimsil on ikkagi siit väga hea sellise mõnus emotsiooniga edasi panna, aga kas pigem nüüd Viimsi sihib ikkagi seda Estikate medalit, mis eelmisel hooajal, nagu Kristo juba ääriveri mainis, jäi tulemata, kui pärast seda suurepärast Eesti-Läti liiga lõppu ikkagi Tartule seal veerandfinaalseerias kaotati ja lõpuks jäädi siis 4 hulgast välja. Vaata, eelmise aasta võistkond oli selline, et kelle me ütlesime juba sügisel ära, et siin pikka seirat ei mängi, et vanad mehed. See aasta neil on vähe teistsugune võistkond, aga kõigepealt nad peavad sinna kuhugi saama, et ega siin on see põhiturniir alles täpselt sellises seisus, et midagi ei ole veel selge. Vaadates seal Narvas ka need vigastatu probleeme, siin postil probleemid. See nimekiri on ikka natuke lühike. Kui ükskõik mida peaks selle topiniga juhtuma, siis on kõik. Siis on võta ärist tagant ära. Siis pead uue mehe ostma lihtsalt kohe aseme ruttu, et seda asja sinna hoida, aga see on sport selles mõttes, et kui meil oleks rohkem raha, me tahaks ka, et oleks 12 head mängijat, aga hetkel on need mängijad, kes on, aga selles mõttes on sul õigus, et mina ei oleks küll arvanud, et nad jõuludeks praegu 12-8 on, ja 4 kaotust 12 mängus, 8 võitu 4 kaotust ja asuvad 6. kohal, et see on selles mõttes positiivne üllatus. Aga Eesti-Läti liiga mõistes midagi sarnast korrata on ikkagi väga keeruline, kuna Prometei, me teame, et on ju siin veel supis juures. No Tartu on juurde pannud. Kõik sõltub sellest, kuidas need paarid omavahel kokku kukuvad, et kes kellega läheb. No nad peavad ikkagi põhiturniiri päris kõrge lõpetama, ilmselt seal 4. kohal, et saada esiteks koduväljaku eelis ja saada endale jõukohane vastane, et sinna 4 hulka siis ära pressida. No, ja kui siin vaadata, keda nad peavad eest ära lööma, siis on praegu ikkagi päris raske. Ma räägin, et siin on veel väga pikk maa minna, et praegu ei ole siin midagi öelda. Mõne teise satsi kohta võib rahulikult öelda täpsemad kohad ära, aga nende puhul praegu ei ole väga lihtne. Jah, hetkel kuidagi ikkagi tundub, et vaadates ka meeskondade koosseis, et ütleme Prometei, VF,
Tartu ja Cramo tunduvad natukene ikkagi eralduvat. Me ei muidugi lõplikku tõde ei saa kuulutada, aga hetkel pigem niimoodi tundub. No nende puhul tundub see, et nad päevast päeva põhiturniiril oma selle mängu mängivad ikkagi välja. Stabiilselt ja sealt mingid väga suuri ärakukkumisi tohiks tulla. Ja isegi kui mõni mängija seal nendes satsis saab vigastada, see ei ole suur traagika. Et seal on pigem see tagala on päris korralik. No ega siin ongi, kas Viimsi ja Pärnu suudavad oma võistkondades midagi muuta või kedagi juurde võtta, et seda pilti nagu parandada, et nagu teistel lähemal tulla, et ma arvan, siin Tartu, Cramo, need ei peaks üldse siin midagi praegu muutma, et nendel on nagu nii hea minek. 4. kohalt leiame, ma ütleks, selle suve suurima ülemineku, kui Maik-Kalev Kotsar liitub siis Saksamaa kõrgliigaklubist Hamburg Euroliiga meeskonnaga Baskonia. Ja nüüd me võime juba öelda, et Maik on väga hästi ka sellesse Euroliiga meeskonda sisse sulandunud. Hispaania kõrgliigas keskmiselt 18 minutit, 8,3 punkti, 4 lauapalli, 2% mehed, 64. Tõstab ilust. Ära vabasitest räägi. Praegu jätame selle kuskil peab olema punkter ka. Aga no siit ütleme siis mängumeeste tööka kollektiivi poolt siis Maigile ka palju õnne. See 26, et noor mees veel aega minna. Noh, väikesed Enoh tegi talle nagu ukse lahti. Otsustas enne esimest Euroliiga mängu oma jalga vigastada. Tegi ukse lahti. Millise pauguga selle ukse siis kinni lõi Maik. Tegi kohe mingi pirri 34 või mis tal oli seal ikkagi. Ja pärast seda tegelikult hea hoog on jätkunud ja ta on ikkagi, vähemalt praegu jääb mulje, et ta on ikkagi Benaroya esimene valik, kui Enoh on tagasi. Ja jagavad seal nagu see 18 minutit ongi siuke nagu 18-20 minutit vastavalt mängule ongi siuke aeg, mida nad seal omavahel jagavad. Ja no ma ei kujuta muidugi ette, et ta peaks suutma veel rohkem minutit mängida selle intensiivse juures, mida pakub ka Hispaania liiga, nagu, et see on päris korralik proovikivi meil. Ja mis kõige olulisem, Priit, head numbrid, korralikud numbrid võistkonnas, kes võidab, ehk siis hetkel Euroliigas 5-mänguline võiduseeria ja nagu me siin vist eelmine saadega ütlesime, no selgelt hetkel suur üllata Euroliigas number 1. No kindlasti on nad ülevalt poolt lati kõvasti läinud ja noh, Maigi roll on ikkagi hea kaitse, aga mind üllatab nagu see, et need viskajad nagu päris hästi ikkagi seda palli ka jagavad, et see võistkond on kuidagi nagu ei ole isetsete võistkond, et ka Maik saab palli, kuigi jookseb ka mingitel perioodil ilma pallita ringi, aga viimasel ajal on seda ikkagi vähem juhtunud kui hooaja alguses. Nii et no viimane mäng näitas ära ka ju, Henri pani 13 söötu selle no peale Erni tulekut on see pall muidugi paremini liikuma hakanud, see on ka selge kui päev. Kuigi esimesed mängud minu arust ei rohkem seisma, sest ta nagu ei osanud seda kuhugi panna, liiga palju plötsutas. Aga nüüd jah, no kui sa ütledki, et kui me eelmistest aastast mäletame Baskoniat, siis ta oli pigem siukene võistkond, et teiste treenerite käel, et viskame kõik üle. Aga nüüd on ikkagi endalik uskumatult, kuidas nad ikkagi, no Maigi suur roll on ka sellest ikkagi, kui sa eile ka vaatsid, kohe astus välja ja Tossits kaotas palli ära, et see on ikkagi see mees, kuidas välja astub, ma arvan, et see on Euroopa tippude tipp, et kui siin on ka küsimus meil, et kui kõrgele võiks tõusta ja kas on tippklubide vaateväljas, siis ma arvan, et on kõikide klubide vaateväljas praegust, sest et nagu pikkasi pole reaalselt. Ei ole seal midagi muutunud, ei ole meil Eestis pikkasi, ei ole ka Euroliigas tegelikult pikkasi. Just nii-öelda Euroliiga tasemel pikkasi. Kui sa võtad 18 võistkonda, sul ei ole lihtsalt neid osta. Ja nagu me teame, ega NBA-st ei taheta väga kergelt ära tulla. Tegelikult ka need mängijad, kes Euroliigas on NBA-s on pingipoisid, ei tule nad hea meelega Euroliigas. Et see teeb selle valiku veelgi ahtamaks. No jah, sest et siin nad ju teavad, kes siit on läinud, nad ju teavad, et siin on hoopis teine mäng. Ja teine intensiivsus, et siin ei saa üle jalasta, sa pead päevast päeva olema ja kui sa lähedki näiteks Real Madridi või Barcelonasse ja sul on veel siuke koduliiga, mis on nii tummine, eks ole, siis sa pead kogu aeg olema spordimeesna. Seal neile antakse andeks, vahepeal on viskavad nalja jälle vaba, käivad seal. Teed ühe liigutuse. Ja paned 3 korda pealt, antakse high five'i, visatakse millid arvele. Et see on ikkagi, ma saan aru, mõlemad, üks on nagu suur nagu jalgpallis UEFA, ütleme, nagu meie mõistes on ja teine on ikkagi selles mõttes, et nagu see on ikka intensiivsus on hoopis teine minu silmis. Aga kui keegi Priit oleks meile hooaja algust öelnud, et 15 vooruga Baskonial on 10 võitu kirjas, me oleks vist ikkagi lahinal välja naernud selle ürituse. No eks me naersime ka natuke, me teda edetabelis nii kõrgele ei pannud, aga mida nad tegid, oli see, et nad on mehi juurde võtnud. Vaata, me panime hooaja alguses selle satsi järgi, kes seal nagu kirjas oli.
tegelikult on siia mehi juurde olnud ja need mehed ei mängi üldse väikest rolli. Nii et nad on suutnud ennast nagu muuta selle asja sees ja see on võib-olla isegi õiget, et vaatasid alguses minema hakkab, kus on puudujad. Õnne oli ka muidugi, et see Peere Henri vabaks jäi, eks, et oli nõus tagama tulema, et kõik niisugused asjad kokku, aga nad mängivad isetut korvpalli ja see on neil edu toonud ja nad on kõrgemal kohal, kui me arvasime. No ütleme nii, et tegelikult selle Benaroya kohta ka väga ei olnud nagu endal niisugust mingit infot või mõtet, et kuidas ta üldse toimetab, kuigi ta peab olema hinnatud mees, kui ta Valencias oli, eks. Ja Valencia ka teda tahtis ja tema tahtis ju Maiki tegelikult Valenciasse, kuna ta liikus Baskooniasse, siis läks ka Maik, nagu ma saan aru, Baskooniasse, eks. Et selles mõttes praegu võiks küll, kuigi esimesed mängud nagu vaatasid ja mõtlesid, mis kuradi vahet seda teeb, no mismoodi see käib tal nagu, et kõik ju toimib, miks seda välja võtad, aga nüüd vaatad pikas jooksus Hispaanias oleks 3. Reali ja Barca järgi vist oldi, eks. Ja Euroliigas oleks hetkel 5. kohal, see treener nägi Maiki Eurokapis ja sealt ta, eks see silma jäi ja sa oskad seda pilti vaata kokku panna, reaalselt sa näed meest, mismoodi ta mängib sinu vastu, mida ta nagu teeb, eks ju, ja kui sa ikka paned tähele, et head kaitset mängib, siis sa ostadki ta, sa tead, sul pikkasi pole, sa ostad ta back-up tsentriks, ma arvan, et see treener ise ka üllatunud praegu, kui hästi ta on sinna sulandunud, et see on tema jaoks ka, ta teadis midagi, mis ta saab, aga ma arvan, ta on seal mingi 2 korda rohkem on Maik talle andnud, kui ta on plaaninud saada. Siin tulevad ju sinu sõnad meelde, et Salgerise pealik käis ka vaatamas Lietkabeli mängul Maiki, aga ütles, et ei ole midagi. See oli kehva mäng. Ja mäletame tegelikult ju eelmisel aastal veel Hamburgi eest Eurokapis nad ju esimeses play-off voorus mängisidki Valenciaga ja Maik nad küll kaotasid, aga Maik pani seal ju 20+ mängu, et eks see andis ka juurde ja Maik andis meile ju pärast Baskooniaga liitumist siin ka väiksed jutud ja ütles, et Benaroyal oli väga suur roll selles, et ta ikkagi sinna Baskooniasse otsustas minna. Ta nägi, mida ta platsil teeb, eks ju, sa skaudid, vaatad mängu, siis lähed päris mängu olukordadesse, et sellised asjad kõik aitavad nagu otsustamist lihtsamaks teha. Aga jätkame Euroliigaga, me oleme jõudnud top 3 juurde ja Euroliiga võidab siis 2. hooaega järjest Istanbuli Anadolu EFS. Krista juba naerab 22. hooaeg siis modernses Euroliigas, kokku 283 mängu, jäi sisse ka Vene klubide eemaldamine ehk siis venelaste sissetung Ukrainasse. EFS võidab finaalis Reali, olles alles põhiturniiri 8. asetus ja ikka müstiline tegelikult, kuidas tuldi küll veidi tänu venelaste eemaldamisele tabelist, aga circa 5 aasta pärast ei mäleta seda mitte keegi. Seda ei mäleta keegi ja ikkagi kust ikkagi, vahepeal juba tundus, et ei ole play-off satski. Ei olnudki tegelikult. Ei olnudki jah, see järsku tõsteti ja kõik opa ja veel lõpuks seal Partsa saalis ju saadeti Atamäe minema ja siis ta seal ikkagi vehkis ja et mina ja siis kui lõpuks tõmbas Partsale veel kotti ka ja siis oligi. Aga see näitab ikkagi veidi ka võib-olla seda, et Euroliiga on ka muutumas mingil määral NBA-ks, et osad mehed saavad ikkagi jalutada, osad võistkonnad põhiturniiril mingi perioodi. Ja siis näed, play-offis ikkagi... Ma arvan, et nad ei oleks play-offi saanud. See oli ka selge päev. Ilmselt ei oleks tõesti. Ja siis nad oleks muutusi teinud, aga mis neid päästis oli see, et kui nad sinna said, siis see võitja kogemus oli neil ikkagi olemas ja sats oli praktiliselt ju sama. Ja neil oli ka Misic, kes oli ikkagi fenomenaalne. Mäletame poolfinaalis Olümpiakos kukutati just nimelt Misic'i viske läbi. See oleks võinud täiesti teistmoodi minna. Aga sellised mehed sul peavadki selliseks turniiriks kaasas olema. Kui me vaatame praegusel hetkel pärast 14 vooru, 20 vooru Euroliigas mängida, 7-7, joone all, 9. Ja ei ole ka midagi ilusat. Ei jõua kogu aeg, ütleme, ikkagi väga tipus olla. Aga Larkin endiselt vigad. Jah, see ka oleneb kõik ja Larkin väljas, eks ole, ja vahepeal siis veel mingid muresi. Siis mõtled, et selle Mitsitsi töövõime on ka ikkagi ebareaalne, ta peab 30+ minutit kogu aeg ju seal väljakul, aga hetkel ka ei ole hästi, aga siin vaatame, see on jälle pikk hooaeg, ma loodan, et see Atamaa 3. aasta järjest ei hoida, see oleks juba rets. See vend ei mahu ikka siis üldse vist Euroopasse ära. Ja sinu Barcelona, Kristo, jääb jälle, 3. koha nad said, kui Olümpiakos siis võidetakse lohutusmängus 84-74. Siin juba öeldi välja ka ju sel aastal ja Final Four toimub Kaunases ja mis saaks olla ilusam, kui Jassikevits võidab Kaunases oma tiitli, nii et kõik märgid näitavad, et see aasta minu Partsa teeb selle asja ära, Huvitav seda juttu ma olen kuskil kuulnud. Selle suud iga aasta mu käest, aga üllatus, kui sa vaatad pärast Euroliiga tabelit, ülikehvalt minu arust mängivad Partsa omad ja hops esimesed. 14 mängus 10 võitu, 4 kaotust.
ja siin ikkagi ju tükk on sisse tulnud Žalgirise käest, Asvelli käest, juba 2 tükki, eks, et aga eks nad ongi siuksed nagu masinad, nagu me siin Eesti liigas ka rääkisime praegust Tartu Graamo, et suht raske on näha, et nad põhiturniiril mingit suure käkke peaks kokku keerama, et ega Partsa on ka siuke võistkond, kellel nagu teistega võrreldes on ikkagi nii palju seda klassi, et hoiavad seda kogu aeg päevast päeva üleval. Koht number 2, Pärnu Sadam tuli üllatuslikult Eesti meistriks ehk BC Kalev Cramo jäi üle pika aja koduliigas ühegi tiitlita. Pärnu siis poolfinaalseerias 0-2 Kalev Cramo vastu taga. Arvasime ka meie juba, et see rong on läinud. Pärnu arvas teisiti. Kõigepealt tullakse sellest seeriast tagasi, minnakse 3-2 seeria võiduga finaali. Ja seal juba mõtleks, et ikkagi, ma ei taha öelda kergelt, aga üsna kindlalt 3-0 võidetakse Tartut. Ja Pärnul on nüüd kogu komplekt koos. Kõigepealt tuldi Ranulaga pronksile, siis võideti eelmine aasta Hõbe Kalev Cramo järel, üle-eelmine siis, vabandust, ja nüüd siis ka kuld. Et tegelikult hakates vaatama neid daatumeid, siis tegelikult etteruttavalt, kui Ranula siin nüüd juba Cramosse läks, siis vaadates seda seeriat, siis täiesti õige hetk ja õige minek. Nojah, ega kõik asjad said ju ära tehtud ja eurosarjas käisid ka proovimas, et mis sa siin ikka tahad. Aga ikkagi suur üllatus üle pika aja Kalev Cramo siis tiitlita. Viimati juhtus see on pigem Cramo mure, me rääkisime kevadel ka, et millised käigud nad jätsid tegemata ja see lõpuks maksis neile kätte, nii et aga see on nende mure, et Pärnu mäng läks ikkagi kogu ülespoole ja see visioon, mida nad treenerid ja klubi nagu lootis, neil õnnestus ja au neile. Jah, et siin ikkagi, nagu me ka rääkisime, siin üks 20 000 euro taha lihtsalt jäi see Kalev Cramo tiitel, mille ta ise nagu siis kokkuhoiu mõttes jätsid selle ühe mängija lisamatta, ukrainlase, keda oleks saanud võtta veel siin märtsikuus, aga see ei ole üldse mingi probleem, et see oli jällegi üle pika aja, Kalev Cramost on kahju, aga Pärnu Sadam, Tartu suutsid korraldada kevadel korvpallipeo. Rahvast olid ju pungil täissaalna. Ja kõik elasid, et väiksemale kaasa ja suur saavutus muidugi Pärnu-suguse korvpallikooril ja siin nagu küsimus ka on, et väiksel klubil üliraske tipust püsida, siis vastus on jah lihtsalt, et sisuliselt déjà vu selle sinu Rakvere hooaja, kui oli samuti Cramo löödi välja, te olite Tartuga finaalis, seal olid saalid täis juba poolfinaaliseks. Aga täpselt sama muster. Ja täpselt sama muster. Selles mõttes, et Cramo oli probleemides täiesti suvalised mingid 2 välismaalast olid, enamus satsi oli katki, mingid rahalised raskused. Ja rahvale lähevad need Tuhkatriinu lood heas mõttes korda, et kui ikkagi see nõrgem tuleb ja võidab seda suuremat, see on spordi üks väga suur võlu. Et selle nimel sporti tehakse ja sporti vaadatakse. Ja selle sama tuhhi pealt meie Rakverega läksime ju mängima Tartuga, tõmbasime Tartule kohe väljas 2-0 sisse, siis ise sõitsime tagasi, mõtlesime, nüüd jääb 4-2 vähemalt. Sest tegelikult olid jah, meil on ainult pilpad tagana. Müürsepp ütles, et kuule, mul jalad nii valutab, mina küll rohkem mängida, aitab küll. Aga mõtlesime, me oma 2 saime kätte, pole hullu. Sääsite Tartut. Ei, mis me sääsime, aga ütleme nüüd Pärnu tagasi tulla, siis ikkagi mida Rannul ei ole suutnud saavutada, sa siin lugesid ette, on ikkagi karikavõitud ei suutnud ära teha Pärnuga. Nüüd sai siis selle aastal selle ka Cramo kätte, et nüüd on kõik tiitlid käes treenerina. Ja Pärnust rääkides eesotsa Toomas Annuk, eelmine Rapla, ütleme siis nii abi kui peatreener, aga Annuk siis 19. novembril maakeeli saab kinga. Ja hetkel siis Pärnu Eesti-Läti liigas play-offi lõpus 8 7 võidu 6 kaotusega, aga hetkel asi ikkagi näitab paranemise märke, aga muidugi valitseva meistri jaoks olla seal hetkel 8. See on ikkagi... Lihtsalt läks eelmine aasta sealt nii kõrgele, ja see aasta või sellel suvel ütleme üsna mitu vale otsust ja mõttetut raha raiskamist, et ma ei tea, kas Ranula äraminekuga see pilt nagu lagunes, et mida peaks nagu tegema, aga tundub, et see vist nii juhtus. Eks peab ka seda silmas pidama, et Artur Konontšuk ja Hugo Toom võeti sealt kaasa. Nad ei olnud küll... Toom eelmine aasta tegelikult ei mängi. Ja nad ei olnud küll kogu meeskond. Üldse panna ja ega Konontšuk oleks Pärnust nagu nii ära läinud, sest küsimus, kas ta läheb Ameerikasse või läheb Ameerikasse. Tal ei olnudki muud varianti. Lõpuks Rannula suutis ära rääkida, et ta ei läinud Ameerikasse. Ta oleks ära läinud nagu nii. No kui teie võitsite Rakverega Hõbeda, mitu hooaega sealt edasi veel läks, et Tarvas läks pankrotti?
mitte, et ma seda Pärnule sooviks, aga... Ei, no siis tuli ju Maksuamet, tuli ju... Paar hooaega vist veel püsis. Maksuamet tuli, tegi enne veel stipendiumu kogu aeg, siis pani maksud ja Andres arvas, et ta on ju aus mees ja käis ju, võttis kallid välismaalased ja maksid neid makse ja need olid ikkagi üüratud, millega ta ei olnud arvestanud, et kahjuks see nii läks ja tuli see, sel hetkel hakkas need välismaalased ikka jõhkralt sisse tulema. Kui meie mängisime, meil oli ainult üks vist või? Richard Anderson, ja rohkem ei olnud vist ühtegi, eks ülejäänud olid kõik oma poisid, vaata. Ja eks see ka inimestele meeldib ja Pärnul ka eelmine aasta oli tegelikult kolm tükki. Ka pigem omad tegid head mängu. Ja nüüd siis pärast seda ju tuli see laviin, kus hakkas neid välismaalasid tulema ja need numbrid, mis eelmine aasta juba ette lugesid ja neid oma mängijaid nagu polnud ja siis see ka mõjutab seda rahvavärki, et loodame, et Pärnul nii kehvasti läheb, ma ei usu, et neil läheb, aga neil ka kerge ei ole, neil ju alt peale ei tule midagi, et oma peas, et Johni süda vastu. Et nii ka, kui Kaspar Lootus veel paneb, et viimases mängus oli põhiviisikus ja Tallinna Kalevit siin loputas küll, aga loodame, et selles mõttes, et Annuki kaitseks võib seda öelda, et ühel treeneril ikkagi nii palju ebaõnne ka et 2 mängujuhti korraga välja kukub ja Ivo Van Damme ei mängi ja siis, kui sai kinga ära see Annuk, et siis hakkas Ivo Van Damme ka mängima. Me teame muidugi, et see oli põlvevigastus, ta lihtsalt pidigi sel hetkel tagasi tulema, et see ei olnud midagi, et ta lihtsalt ei mänginud, vaata, aga loodame, et ikkagi nüüd mingi, selles mõttes, et mina näiteks Pärnu satsilt ei looda mingid ime teeksid, sest nad ei ole nii tummised minu arust, et kui nad Eesti meistrina võiksid olla, okei, need välismaalased läksid neil sassi, aga nüüd need on ju ridamisi ära läinud ja on uue tasemele tulnud, et vaatame. Eks siin kokkuvõtvalt ilmselt peab ütlema ka selle Rakvere näitel, et sellisel väikse linnaklubil on ikkagi maru raske tipus püsida, aga loodetavasti Pärnu sel hooajal veel tõuseb. Trummipõrin, meil on esikoht veel jäänud. Meeste rahvuskoondis osales pärast 7 aastast pausi Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril Itaalias Milanos. Alagrupist edasi ei pääsetud ja Euroopa meistriks tuli siis kodustatud ameeriklaser Lorenzo Browni juhitud Hispaania ja meie rahvuskoondis C-alagrupis jäi 5. Viimast kohta välditi 1 võit, see saadi Suurbritannia üle ja 4 kaotust, lõpuks 19. koht 24 meeskonna konkurentsis. No see oli vaieldamatult selle aasta ikkagi suur sündmus kõikide Eesti korvpalliinimeste jaoks. No see oli kindlasti kõige suurem sündmus, et ega me pole EM-il igapäevased külalised ja rahva huvi ju näitas ära, et kui me sinna saame, siis me oleme ikkagi kohal ja mitte vähe ei olnud meid seal kohal ja isegi Leedust helistati, küsiti, et kuule palju teid seal esimesel mängul oli, et nii palju torkas silma, et see oli päris muljetavaldav moment, et tulemused oleks võinud natuke paremad olla, aga ju siis midagi ei puudu. Ja siin mõned valusad kaotused ikkagi, et pildis me olime päris hästi, kui siin muidugi Itaalia ja Kreeka välja jätta, siis ülejäänud mängud me olime ikkagi väga hästi pildis ja nii palju kui tuttavaid seal käisid, siis oldi ikka väga rahul selles mõttes sellega koondise esitusega, et kellelgi mingit paatuju ei olnud ja ütleme nii, et päris tummine alagrupp oli ka, et me siin Narvas just ka Priiduga rääkisime, et kui oleks ikkagi Gruusiasse sinna saanud, et siis me oleks tõenäoliselt mänginud veerandfinaalis, et lihtsalt ei olnud selles mõttes õnne ja ma ei oska öelda midagi halba selles mõttes, et oleks muidugi tahtnud Ukraina maha lüüa ja samamoodi selle Horvaatia maha lüüa, aga seda meil õnnestub. No sellest minevikust on päris palju räägitud, vaatame pigem tuleviku poole. Sel suvel siis koondisel leiab aset olümpiakvalifikatsiooni esimene ring 12–20 august. Sellist asja pole enne olnud, nii et mingi väike võimalus meil ikkagi jääb pürgida ka järgmistel olümpiamängudel. Suvi on. Saame häid mänge vähemalt. Et FIBA on selles suhtes jalad hästi kõhuvad läbi võtnud, et meie rahvuskoondisel ikkagi see suvi päris tühiseks ei jää. Et tulevad ikkagi mingid mängud, mille peale mängida, et ei ole lihtsalt sõprusmängud. See on positiivne, jah. Suvi on muidugi veel kaugel ja kes me sinna peale saavad, on omaette küsimus, eks ju, ja kellega me peame mängima, on teine küsimus, aga häid mänge saab kindlasti ja see on hea, et mingi süsteem vähemalt toimib. Ja suvel siis leiab aset ka MM, kuhu meie siis ei pürgi. Soomlased, lätlased kadedusega on peal ja pärast MM-i siis juba järgmisel novembril on siis esimene uus EM-i kvalifikatsiooni aken ja
ja sellel võiks küll veidi peatuda. Hetkel me oleme Euroopa rankingus 22. ehk siis me oleme nii-öelda selles kolmandas loosipotis ja 4 loosipotti peaks kokku olema ja hetkel siis meilt terendab 4. alagrupp ja sealt 4. loosipotist me peaksime saama ikkagi endast vähemalt paberil grammi 2 võrra nõrgema koondise, aga siin taas Narvas Jukka Toialaga rääkides, sealt võib tulla näiteks ka Rootsi. Et sellel loosil saab olema ikkagi ka päris suur roll sinna EM-ile absoluutselt, ma arvan, et suurem roll on sellel, et kes sealt teisest potist tuleb, et üldse siin mõelda edasipääsus 2 tükki. Ma vaatasin seda järgi ka, seal meist eespool on ikkagi kõik on päris tuumised, et me peame ennast ikkagi tugevalt ületama, eriti kui me arvestame, et siin Raieste Kotsar on, ütleme, jätkavad Euroliigas, see sõda jätkub, Ameerikast võib-olla ka kedagi mingil hetkel ei saa, et sealt eestpoolt kedagi ammustada, no see peab olema ikkagi üle oma varju hüppamine. Noh, see on jah kurb, et meil nüüd, kui nüüd ütleme sellele EM-ile me saime peale tänu sellele, et meil olid mehed ei mänginud eurosarjas või said nüüd, ütleme siis, olid Kotsar ja need olid heas minekus, said tulla, siis nüüd oleme ise samasuguse mures nagu need teised võistkonnad, kes siis olid nagu lõhkise küna ees, et siin on ikkagi ennustada on nagu päris karm, et ei tea ju, kes mängib, mis meestega mängib, kus mängib, palju kellelgi kuskil NBA-s on sealt nagu nii ära ei lasta, eks ole, ja siis veel Euroliiga ka juurde, et seda on jah, päris keeruline. Aga jah, see loos võibki anda meile, näiteks tuleb 4. grupist tuleb Rootsi, eks, ja seal esimesest 2 tuleb, ma ei tea, ma panen puusalt, saame seal Türgi ja ma ei tea, Itaalia näiteks, eks, ja katsu sa sealt alagrupist 3 hulka edasi minna, et samas jällegi võime saada ka näiteks alumisest grupist, ma ei tea, kellegile liiga tegemata, Valgevene, Sveits, eks, ja siis saame sealt veel näiteks Poola sealt teisest on ju, siis on juba jälle palju lõbusam, et võib ju selle Poolaga ka täitsa kenasti mängida. Me saame neid mängida ja kui sa võtad neil ka Euroliiga mängijad ära, keda ei ole, siis on ju täitsa tipp-topp. Aga siin kindel Toiala soov oli juurde saada ka taustajõudu nii skautingu kui füsioterapeutide näol, ja üks kindel soov on ka mängida tugevamate koondistega, et ma siin kuulsin, et juba Türgi alaliit on kutsunud Eesti koondist suveks tugeva tasemelisele turniirile, aga see kõik vajab ilmselt lisaressurssi ja nagu siin korvpalliliidu ametnikud on ka meedias öelnud, korvpalliliidul on ka teisi valdkondi, on naised, on noored, et ei saa kindlasti olla ka seda, et meestekoondis puistatakse rahaga üle ja teised lonkavad jalga, et just eelkõige need noortekoondised, et see on ikkagi ju tegelikult tulevik, kust peab hakkama tulema. Seda küll, aga kui me nüüd tahame mõelda, et näiteks oletame, et Kotsar ei tule mängima meil Euroliiga aknaseks, aga kui me tahame, et Nurger ja Tass saaksid nagu kõrgetasemelisi harjutamisi kohti, kus nagu olla nagu selle võistkonna jaoks olemas, siis need on need kohad ju. No just. Ja kui me ütleme, kui meid kutsutakse ja me sinna ei lähe, siis me teame, kuidas läheb. See on ka jama. Praegu me oleme positiivses valguses ikkagi peale seda EM-i meid ikkagi märgata, sellepärast kutsutakse, et ega meie mäng ei olnud ju üldse nii halb ja meil oli veel puuduid ka, ütleme ikkagi tegelikult, et ja kui Veesa saaks ka USA-st tulla, siis talle oleks ka neid mänge igal juhul vaja nii tema enda karjääri jaoks kui koondise jaoks, ütleme. Ja ütleme siin veel see asi, need momendid tuleb kõik ära kasutada. See asi, mis meil veel nüüd positiivne, ma arvan, selle Itaalia näitel on see, nagu sa ütlesid ka, et Leedust helistati, küsiti, et palju neid inimesel oli. Kui keegi peaks hakkama nüüd valima endale partnerit, siis mõtlevad kohe eestlase peale ka, ma arvan, sest et Eesti fänn läheb kohale. Riia näitas seda, Itaalia näitas seda, et loodame, et see trend jätkub. No nii mehed, selline ta sai, top 15, siis just nimelt veel kord rõhutan meie silme läbi. 2022 on teil veel midagi südamel, enne kui otsad kokku tõmbame? No ei ole, las see aasta läheb ära ja uued eesmärgid uuel aastal. Ei oskagi siin midagi siin puistada praegust. No peaasi, et ikka need Ida-Virumaa või need Lääne-Virumaa liigad toimiksid. Ja mul 29. Peaasi, et see saage põld vastu. Ja ütlen kõigile, et 29. on Rakvere spordijoones Lääne-Virumaa karikafinaali, tulge vaatama, osaled. Ja üks mure mul on. Kas plaanid lõpetada hooaja võidukalt? Raske saab olema, aga aasta proovin jah. Aga üks mure mul on muidugi, et tundub, et Priit võttis esiliigas liiga suure ampsu, et loodame, et pead ikka vasta ja kevadin ikka siin meiega ka pead vasta. Peaasi, et ära ei pudeneks. Natuke on märke juba siin väsimusmärk, et ega kaotaja ei ole nagu hea olla, et siin 3 võidu peal, kui naabrimees tuleb ja siin on 0. Võta tabel lahti, vaata palju võita on. Kui on ikkagi 0 ikkagi naabri, kolleegil on ikkagi 0 seal kaotuste sektoris, et siis on nagu ikka paadu, aga pole hullu, kevadel teeme korrektorid, eks. Tänud, et sa oled. Igal juhul, head vanaste lõpumehed ka teile. Jah.
ja meile kõigile tublidele kuulajatele head vana aasta lõppu ja uuel aastal uue hooga. Just, head vaatajad, selline ta sai 2022 aastanumbri top 15 pingerida just nimelt siis mängumeeste silme läbi. Soovime teile head vana aasta lõppu ja uuel aastal paneme meie igal juhul edasi juba täiesti uue hooga. Ela Unibet TV-ga kaasa suurimate korvpalliliigade mängudele. Unibet, mängumeestelt mängumeestele.